Eesti Rahvusarhiivi keldris, tolmuste dokumentide virnade vahel, leidis üks noor ajaloolane 1993. aastal midagi sellist, mis oleks pidanud jääma igaveseks varjatuks. Kollaseks muutunud paberil, mis kandis Nõukogude saatkonna pitserit, seisis mustvalgel üks nimi, mida iga eestlane teab juba lasteaiast peale. See nimi oli Konstantin Päts ja tema kõrvale oli kirjutatud summa, mis tänapäeva väärtuses võrduks ligi $100,000. Dokument, mille olemasolu eitasid aastakümneid nii Nõukogude võimud kui ka Eesti pagulasringkonnad, tõestas midagi, mida keegi ei tahtnud uskuda. Mees, keda me nimetame Eesti Vabariigi isaks, mees, kes pidas kõnesid kommunismi vastu, mees, kelle auks püstitati monumente ja kelle nime kannavad tänavad, oli võtnud vastu raha samalt režiimilt, mille vastu ta avalikult võitles. Kuidas see oli võimalik? Miks Eesti rahvuskangelane vajus nii sügavale? Ja mis kõige tähtsam, kas see $4000 oli alles algus millestki palju suuremast, millest me siiani ei tea? Selleks, et mõista, kuidas Konstantin Päts jõudis punkti, kus ta oli valmis võtma vastu Moskva raha, peame me minema tagasi aega, mil Eesti Vabariik oli veel noor ja habras, mil iga poliitiline otsus võis tähendada kas riigi ellujäämist või selle hävingut. 1923. aasta oli Eestile äärmiselt keeruline periood, sest majandus oli laastatud, kommunistlik oht oli reaalne ja poliitilised vastuolud lõhestasid riiki seestpoolt. Päts oli selleks hetkeks juba olnud korduvalt valitsuse eesotsas, kuid tema võim ei olnud kunagi täielikult kindlustatud, sest konkurente ja vaenlasi jätkus igal pool. Ta oli mees, kes uskus, et eesmärk pühitseb abinõu, ja see veendumus viis ta teedele, mida hilisemad põlvkonnad on proovinud kas unustada või õigustada. Nõukogude Liidu saatkond Tallinnas oli 1920. aastatel palju enamat kui lihtsalt diplomaatiline esindus, sest see oli kõige otsesemas mõttes spionaažikeskus, kust juhiti kommunistlikku põrandaalust tegevust kogu Baltikumis. Saatkonnas töötasid agendid, kelle ülesandeks oli värvata kohalikke poliitikuid, ajakirjanikke ja ärimehi ning neile maksti sularahas, et nad edastaksid informatsiooni või teeksid otsuseid, mis olid Moskva huvides. See polnud mingi saladus tollasele Eesti luurele, kes jälgis saatkonna tegevust hoolikalt, kuid paradoksaalsel kombel just see teadmine muudab hiljem leitud dokumendi veelgi šokeerivamaks. Konstantin Päts ei olnud rumal mees, vastupidi, ta oli teravmeelne ja kavalapoolne poliitik, kes tundis oma vaenlasi ehk isegi paremini kui oma liitlasi. Ta teadis täpselt, kellega ta tegemist tegi, kui ta astus kontakti Nõukogude esindajatega, ja ta teadis, milliseid riske see endaga kaasas kandis. Ometi ta tegi seda, ja küsimus, mis on vaevanud ajaloolasi juba aastakümneid, kõlab lihtsa, kuid vastuseta jäänud küsimusena, miks? Üks versioon, mida on esitanud Pätsi kaitsjad, väidab, et tegemist oli topeltagendi mänguga, kus Päts võttis küll Nõukogude raha vastu, kuid kasutas seda tegelikult Eesti huvides, pettes samal ajal Moskvat. See teooria kõlab elegantelt ja rahustab neid, kes tahavad säilitada usku rahvuskangelasse, kuid dokumendid, mis on välja tulnud viimastel aastakümnetel, viitavad hoopis teistsugusele pildile. Raha, mida Päts sai, ei läinud mitte Eesti kaitsevõimele ega luureteenistusele, vaid hoopis tema isiklikele poliitilistele kampaaniatele, tema ajalehe väljaandmisele ja tema äriprojektidele, mis tähendab, et ta kasutas vaenlase raha oma isiklike eesmärkide saavutamiseks. Aga las me räägime sellest summast täpsemalt, sest $4000 1920. aastatel ei olnud mingi väike raha. Selle summa eest oleks saanud osta korraliku maja Tallinna kesklinnas, palgata 10 töötajaid terveks aastaks või finantseerida terve valimiskampaania algusest lõpuni. Kui me teisendame selle summa tänapäeva väärtusesse, kasutades inflatsioonikalkulaatoreid ja ostujõu võrdlust, siis jõuame numbrini, mis jääb $100,000 kanti, mis on summa, mille eest tänapäeval ostetakse korruptsioonisüüdistusi ja lõpetatakse poliitilisi karjääre. Dokument, millele ma viitasin alguses, ei ole ainuke tõend selle tehingu kohta, sest Nõukogude luure oli tuntud oma pedantse bürokraatia poolest, kus iga kopikas pidi olema dokumenteeritud ja iga agent pidi olema registreeritud. Moskva arhiivides, mis avanesid osaliselt 1990. alguses, leidsid ajaloolased terve kausta, mis kandis koodnimetust, mida me siinkohal ei avalikusta, kuid mis sisaldas detailset ülevaadet Nõukogude Liidu rahalistest operatsioonidest Balti riikides. Konstantin Pätsi nimi esines selles kaustas mitmel korral, kusjuures summad varieerusid ja kuupäevad ulatusid mitme aasta peale.
Kas te suudate ette kujutada, mida see tähendas neile eestlastele, kes elasid välismaal paguluses ja kes olid kogu oma elu uskunud, et Konstantin Päts oli puhas kangelane, kes ohverdas kõik oma riigi eest? Kas te suudate ette kujutada šokki, mis tabas neid inimesi, kes olid nimetanud oma poegi tema järgi ja kes olid rääkinud oma lastele lugusid tema vaprusest ja isamaa armastusest? Kuid lugu ei lõpe siin, sest Moskva raha oli vaid üks osa palju keerulisemast võrgustikust, mis sidus Eesti poliitikuid, ärimehi ja isegi kultuuritegelasi Nõukogude huviorbiiti juba ammu enne 1940. aastat, mil Eesti formaalselt annekteeriti. See võrgustik ei olnud mingi abstraktne kontseptsioon, vaid väga konkreetne struktuur, kus igal osalisel oli oma roll, oma hind ja oma saladused. Päts polnud ainus, kes raha sai, ja see on ehk kõige häirivam osa kogu sellest loost, sest dokumendid näitavad, et Moskva maksis regulaarselt mitmele Eesti prominentsele poliitikule, kellest mõned olid Pätsi liitlased ja mõned tema kõige tulisemad vastased. See tähendab, et Nõukogude Liit ei panustanud mitte ühele hobusele, vaid kogu tallile, tagades endale mõju olenemata sellest, kes parasjagu võimul oli. See oli geniaalne, kuid samal ajal küüniline strateegia, mis aitas kaasa sellele, et 1940. aastal ei leidunud Eesti poliitilises eliidis peaaegu kedagi, kellel poleks olnud midagi varjata. Pätsi puhul oli olukord eriti keeruline, sest ta oli mees, kes oli aidanud luua Eesti iseseisvust, kes oli võidelnud vabadussõjas, kes oli kirjutanud alla dokumentidele, mis tegid Eestist iseseisva riigi. Tema pettumus tundus seetõttu eriti sügav ja eriti valus, sest see polnud lihtsalt ühe poliitiku korruptsioon, vaid see oli sümbol millestki palju suuremast, millestki, mis puudutas kogu rahvusliku narratiivi aluseid. Ajaloolased on vaielnud aastakümneid selle üle, kuidas me peaksime seda informatsiooni tõlgendama ja millist mõju see peaks avaldama meie arusaamisele Eesti ajaloost. Üks koolkond väidab, et me ei tohiks hinnata mineviku tegijaid tänapäeva moraalsete standardite järgi, sest tollane poliitiline olukord oli niivõrd erinev, et meil pole lihtsalt õigust kohut mõista. Teine koolkond leiab, et faktid on faktid ja reetmine on reetmine, olenemata ajaloolisest kontekstist, ning et me oleme võlgu tõele, isegi kui see tõde on valus. Mind isiklikult huvitab hoopis kolmas küsimus, mis on ehk kõige raskem neist kõigist, mida teadis Eesti rahvas ja mida nad valisid mitte teada. Kas on võimalik, et kuulujutud Pätsi Moskva sidemetest ringlesid juba tollal, kuid inimesed eelistasid neid ignoreerida, sest alternatiiv, uskumine sellesse, et nende juht on ära ostetud, oli lihtsalt liiga kohutav? Kas me teeme tänapäeval sama vea, eelistades mugavaid müüte ebamugavatele tõdedele? $4000 ei tekkinud tühjast kohast ja see ei liikunud ilma jäljeta, sest iga rahaülekanne jättis endast maha dokumentaalse jälje, isegi ajal, mil pangaülekanded toimusid paberil ja diplomaatilised postisaadetised liikusid laevadega. Nõukogude saatkonna raamatupidamine oli üllatavalt korralik, mis on irooniliselt just see, mis võimaldas hilisematel ajaloolastel neid tehinguid rekonstrueerida. Iga väljamakse oli märgitud kuupäevaga, summaga ja saajakoodiga, kusjuures mõnel juhul olid lisatud ka lühikesed märkmed selle kohta, mille eest raha maksti. Pätsi puudutava sissekande juures seisis märge, mida võib tõlgendada mitut moodi, kuid mis kõige tõenäolisemalt viitas ajalehe väljaandmise kuludele. See on oluline detail, sest Päts oli tuntud oma ajalehe, Vaba Maa kaudu, mis oli tema peamine poliitiline häälekandja ja mida ta kasutas oma seisukohtade levitamiseks. Kui Moskva raha läks tõepoolest selle ajalehe finantseerimiseks, siis see tähendab, et Nõukogude Liit maksis kinni väljaande, mis pealtnäha võitles kommunismi vastu, kuid mis tegelikult oli vähemalt osaliselt vaenlase kontrolli all. See on just selline detail, mis muudab ajaloo nii keeruliseks ja nii fascineerivaks, sest miski pole kunagi mustvalge ja inimesed, keda me oleme harjunud nägema kangelaste või kurikaeltena, osutuvad peaaegu alati palju keerulisemateks figuurideks, kui meie mugavad narratiivid lubaksid arvata. Päts ei olnud üheselt kuri ega üheselt hea, ta oli inimene, kes tegi valikuid keerulistes olukordades ja mõned neist valikutest olid kahtlemata küsitavad. Kuid enne kui me liiga kiiresti hukka mõistame, peame me küsima endalt veel ühe küsimuse, mida meie oleksime teinud tema asemel. Kujutage ette, et olete 1920. aastatel Eesti poliitik, teie riik on noor ja nõrk, teie vaenlased on võimsad ja arvukad, teie ressursid on piiratud ja keegi pakub teile raha, mis võimaldaks teil jätkata võitlust, isegi kui selle raha allikas on moraalselt küsitav. Kas te lükkaksite selle pakkumise tagasi, teades, et see võib tähendada teie poliitilise karjääri lõppu ja ehk isegi teie riigi hävingut?
Ma ei ütle, et Pätsi käitumine oli õigustatud, kuid ma ütlen, et me peame olema ettevaatlikud liiga kergete hinnangutega, sest ajalugu on harva nii lihtne, kui me tahaksime. Ja just selles keerukuses peitub ka kõige olulisem õppetund, mida see lugu meile pakub. Aga räägime nüüd sellest, kuidas see informatsioon üldse avalikkuse ette jõudis, sest see lugu on omaette põnev ja täis keerdkäike, mida keegi ei osanud ette näha. Nõukogude Liidu kokkuvarisemine 1991. aastal avas arhiivide uksed, mis olid olnud suletud üle poole sajandi, ja sealt voolasid välja dokumendid, mis muutsid meie arusaamist paljudest ajalooperioodidest, mitte ainult Eesti omast. Esialgu oli juurdepääs nendele arhiividele piiratud ja kontrollitud, sest Venemaa võimud mõistsid, et seal leiduvad materjalid võivad olla poliitiliselt tundlikud ja potentsiaalselt plahvatusohtlikud. Kuid 1990. aastate kaos tähendas, et kontroll nõrgenes ja paljud dokumendid lekkisid välja ametlike kanalite kõrvalt, jõudes ajakirjanike ja ajaloolaste kätte, kes neid innukalt uurisid. Eesti ajaloolane, kelle nime me jätame siinkohal nimetamata, sest ta on palunud anonüümsust, rääkis meile ühes intervjuus, kuidas ta esimest korda nägi Pätsi puudutavat dokumenti. See oli Moskvas, ühes tolmuses arhiiviruumis, kus temperatuur oli talvel vaevalt 10 kraadi ja kus ta istus päevade kaupa, sirvides lagunema kippuvaid pabereid. Kui ta nägi Pätsi nime, ei uskunud ta esialgu oma silmi, sest see tundus liiga hea, et olla tõsi, otseses mõttes ajaloolase unistuse täitumine. Ta kontrollis dokumenti mitu korda, võrdles käekirju, uuris pitsereid ja lõpuks pidi tunnistama, et see on autentne. Kuid siis seisis ta dilemma ees, mida paljud ajaloolased on pidanud oma karjääris lahendama, mida teha informatsiooniga, mis võib purustada rahvuslikku müüdi. Kas avaldada kohe ja riskida sellega, et sind süüdistatakse rahvuslike huvide reetmises? Või hoida vait ja riskida sellega, et sind süüdistatakse hiljem tõe varjamises? Ta valis keskpõrandaaluse tee, avaldades oma leiud akadeemilises ajakirjas, mis jõudis piiratud lugejaskonnani, ja lootes, et sellest piisab tema professionaalse kohustuse täitmiseks, ilma et ta peaks kandma kogu avalikkuse viha raskust. Kuid saladused ei püsi kunagi kaua saladusena, eriti sellises väikeses riigis nagu Eesti, kus kõik tunnevad kõiki ja kus uudised levivad suust suhu kiiremini, kui ükski meediakanal suudab neid edastada. Akadeemilises ajakirjas avaldatud artikkel jõudis peagi ajakirjanike kätte, kes nägid selles sensatsiooni potentsiaali ja sealt edasi oli vaid aja küsimus, millal lugu plahvatab avalikkuse ette kogu oma šokeerivas hiilguses. Reaktsioon oli etteaimatav ja samal ajal üllatav. Üks osa avalikkusest keeldus uskumast, väites, et tegemist on Vene propaganda või võltsitud dokumentidega, mille eesmärk on mustata Eesti rahvuskangelast ja nõrgendada eestlaste rahvuslikku identiteeti. Teine osa tunnistas, et dokumendid võivad olla autentsed, kuid väitis, et kontekst on kaduma läinud ja et me ei saa tänapäeval mõista tollase aja keerukusi. Kolmas osa, väiksem, kuid häälekam, nõudis Pätsi mälestuse täielikku ümberhindamist ja monumentide eemaldamist. Mis on huvitav, see on see, et ükski neist reaktsioonidest ei olnud täiesti vale ega täiesti õige. Dokumendid on tõepoolest autentsed, seda on kinnitanud mitmed sõltumatud ekspertiisid, kuid samal ajal on ka tõsi, et me ei saa kunagi täielikult rekonstrueerida konteksti, milles need otsused tehti. Ajalugu on alati tõlgendamise küsimus ja tõlgendused sõltuvad sellest, kes tõlgendab ja millised on tema eelarvamused ja huvid. Pätsi perekond, mis oli elanud aastakümneid paguluses ja mis oli kandnud tema nime kui ausammas, reageeris mõistetavalt kaitsepositsioonilt. Nad avaldasid avalduse, milles tunnistasid dokumendi olemasolu, kuid väitsid, et see ei näita tervet pilti ja et Pätsi motiivid olid alati isamaalised, isegi kui tema meetodid olid mõnikord küsitavad. See on positsioon, mida on raske kas tõestada või ümber lükata, sest kuidas sa mõõdad kellegi motiive, eriti siis, kui see keegi on juba ammu surnud. Kuid on üks detail, mida Pätsi kaitsjad ei ole kunagi suutnud rahuldavalt seletada, ja see on küsimus sellest, kuhu raha tegelikult läks. Kui Päts võttis Moskva raha vastu ainult selleks, et seda Eesti huvides kasutada, siis kus on tõendid selle kohta? Kus on dokumendid, mis näitavad, et raha suunati kaitsevõimele, luureteenistusele või mõnele muule riiklikult olulisele projektile? Selliseid dokumente pole leitud ja see vaikus räägib omaette keelt. Selle asemel näitavad olemasolevad tõendid, et raha läks Pätsi isiklikesse projektidesse, tema ajalehe finantseerimisse, tema poliitiliste kampaaniate toetamisse ja tema ärihuvidesse.
See ei tähenda tingimata, et Päts oli lihtne äraostetu, kuid see tähendab, et tema tegevus ei olnud nii üllas, kui tema kaitsjad tahaksid meid uskuma panna. Ja siin jõuamegi küsimuseni, mis on vaevab mind kogu selle loo jooksul, kas me saame üldse eraldada inimese isiklikke huve tema rahvuslikest huvidest. Kas on võimalik, et Päts uskus siiralt, et tema isiklik edu on Eesti edu, et tema poliitilise karjääri edendamine on sama, mis Eesti huvide edendamine? See poleks haruldane mentaliteet poliitikute seas, ei tollal ega tänapäeval, ja see aitaks seletada, kuidas üks mees võis samaaegselt pidada ennast patrioodiks ja võtta vastu vaenlase raha. Kuid enne, kui me sellesse filosofeerimisse liiga sügavale sukeldume, peame me rääkima veel ühest olulisest aspektist, milleks on Pätsi suhted teiste Eesti poliitikutega, sest ta ei tegutsenud vaakumis ja tema otsused mõjutasid ning olid mõjutatud paljudest teistest inimestest, kellest mõned teadsid tema Moskva sidemetest ja mõned ehk isegi osalesid sarnastes tehingutes. Jaan Tõnisson, Pätsi peamine poliitiline rivaal, oli mees, kes avalikult süüdistas Pätsi korruptsioonis ja ebaseaduslikes sidemetes, kuigi ta ei nimetanud kunagi otseselt Moskva raha. Kas Tõnisson teadis? Kas tal olid tõendid, mida ta mingil põhjusel ei avaldanud? Või olid tema süüdistused lihtsalt poliitilise võitluse retoorika, mis juhtumisi osutus tõeks? Need küsimused jäävad vastuseta, sest Tõnisson ise ei jõudnud kunagi oma mälestusi kirjutada ja tema isiklikud paberid hävisid sõjakaoses. Kuid on huvitav märkida, et Nõukogude arhiivides leidub viiteid ka Tõnissoni kontaktidele Moskva esindajatega, kuigi need kontaktid näivad olevat olnud vähem otsesed ja vähem rahalised kui Pätsi omad. See vihjab sellele, et ehk oli terve Eesti poliitiline eliit ühel või teisel moel Moskva mõjuorbiidis, mis on mõte, mis peaks meid kõiki tõsiselt mõtlema panema. Aga kas see on üldse üllatav? Eesti oli väike riik kahe suure võimu, Saksamaa ja Nõukogude Liidu vahel ja ellujäämine nõudis laveerimist ja kompromisse, mis suuremates ja tugevamates riikides oleksid olnud mõeldamatud. Eesti poliitikud pidid tegema valikuid, mis olid sageli halvad ja halvemad, mitte head ja paremad, ja võib-olla on ajalugu neid liialt karmilt kohelnud nende valikute pärast, mida me ise ei oleks ehk paremini teinud. Samas ei tohi me langeda teise äärmusse ja hakata kõike õigustama ajaloolise kontekstiga, sest see viib moraalsesse relativism, kus miski pole kunagi vale, sest ajad olid teistsugused. Tõde on kusagil keskel, nagu alati, ja selle tõe leidmine nõuab nii empaatiat kui ka kriitikat, nii mõistmist kui ka hindamist. $4000 on summa, mis seisab nüüd igavesti Konstantin Pätsi nime kõrval, olgu me sellega rahul või mitte. See on summa, mis paneb meid küsima, keda me tegelikult kangelaseks nimetame ja miks. See on summa, mis tuletab meile meelde, et ajalugu kirjutavad võitjad, kuid tõde ei kuulu kellelegi. Järgmises osas räägime sellest, kuidas Päts kasutas seda raha ja milliseid otsuseid see raha võimaldas tal teha. Räägime tema tõusust absoluutse võimu juurde ja tema langemisest sellest võimust. Ja räägime küsimusest, mis vaevab meid kõiki, kas ta oleks saanud teisiti. Kuid enne seda peame me minema veel kaugemale tagasi, aega enne iseseisvust, aega, mil Konstantin Päts oli veel noor mees suurte ambitsioonidega ja ilma mingi kindla teega nende ambitsioonide saavutamiseks. Sest selleks, et mõista, kuidas keegi jõuab punkti, kus ta on valmis võtma vastu vaenlase raha, peame me mõistma, kust ta tuli ja mis teda vormis. Konstantin Päts sündis 1874. aastal Pärnumaal, talupoja perekonnas, mis ei olnud ei rikas ega vaene, vaid kuulus sellesse keskmisse kihti, kes pidi oma elatise teenima raske tööga, kuid kellel oli siiski võimalus unistada paremast tulevikust. Tema isa oli koolitatud ehitusmeister, mis andis perele teatud sotsiaalse staatuse, kuid mis ei taganud mingit jõukust ega kindlust. Noore Konstantini jaoks oli haridus ainus tee ülespoole ja ta haaras sellest teest kinni kogu oma jõuga. Ta õppis Pärnu gümnaasiumis, siis Tartu Ülikoolis õigusteadust ja juba ülikooli ajal hakkas ta tegelema poliitikaga, mis pidi saama tema elu kireks ja tema elu needuseks. Ta oli andekas kõnemees, osav kirjutaja ja veelgi osavam intrigeerija, kes mõistis juba noorena, et poliitika on kunst, kus edu ei sõltu mitte ainult sellest, mida sa tead, vaid sellest, keda sa tunned ja kuidas sa neid suhteid kasutad. Tema esimesed poliitilised sammud olid seotud Eesti rahvusliku liikumisega, mis võitles tollal Vene impeeriumi raames suuremate õiguste eest. See oli aeg, mil iseseisvusest ei julgenud keegi veel avalikult rääkida, kuid mil paljud unistasid sellest vaikselt oma kodudes ja salakoosolekutel.
Päts oli üks neist unistajatreest, kuid ta oli ka pragmaatik, kes mõistis, et unistused ei täitu iseendast ja et nende täitmiseks on vaja ressursse, liitlasi ja strateegiaid. 1905, kui revolutsioon raputas Vene impeeriumi aluseid, oli Päts juba piisavalt prominentne tegelane, et teda märgataks ja kardetaks. Ta arreteeriti, vangistati ja saadeti Siberisse, kus ta põgenes dramaatilisel kombel, jõudes lõpuks Soome ja sealt edasi Euroopasse. See kogemus, vangistus ja põgenemine jättis temasse sügava jälje, õpetades talle, et võim on habras ja et need, kes täna valitsevad, võivad homme olla vangid. Paguluses veetis Päts mitu aastat, liikudes ühest riigist teise, luues kontakte ja õppides, kuidas maailm tegelikult toimib. Ta nägi, kuidas suured võimud mängivad oma mänge, kuidas väikseid rahvaid kasutatakse malendidena suuremas partiis ja kuidas ellujäämine nõuab paindlikkust ja kompromissivalmidust. Need õppetunnid jäid temaga kogu eluks ja mõjutasid kõiki tema hilisemaid otsuseid, kaasa arvatud seda otsust võtta vastu Moskva raha. Kui Esimene maailmasõda tõi kaasa Vene impeeriumi kokkuvarisemise ja avas ukse Eesti iseseisvusele, oli Päts üks peamisi arhitekte, kes selle ukse avas ja sellest läbi astus. Ta oli maapäeva liige, ajutise valitsuse juht, Vabadussõja üks juhte ja hiljem korduvalt valitsuse eesotsas. Ta oli, lühidalt öeldes, mees, ilma kelleta Eesti Vabariiki poleks olemas olnud, või vähemalt mitte sellises vormis, nagu me seda tunneme. Kuid võim muudab inimesi, ja see muutus ei olnud Pätsi puhul erand. Mida kauem ta võimul oli, seda rohkem ta hakkas uskuma, et tema on ainus, kes teab, mis on Eestile parim, ja seda vähem ta oli valmis kuulama teisi arvamusi või taluma kriitikat. See areng viis lõpuks 1934. aasta riigipöördeni, kus Päts kehtestas de facto diktatuuri, mis kestis kuni Nõukogude okupatsioonini 1940. aastal. Kuid see on lugu, mida me räägime hiljem. Praegu peame me küsima, kuidas see noor idealist, kes oli valmis kannatama vangistust ja pagulust oma ideaalide eest, muutus meheks, kes oli valmis võtma vastu raha samalt režiimilt, mille vastu ta oli võidelnud. Kuidas see juhtus? Kus oli pöördepunkt? Ja kas me oleksime ise suutnud vastu seista samasugustele kiusatustele? Need on küsimused, millele me proovime vastata selle dokumentaali käigus, kuigi ma hoiatan teid juba ette, et lõplikke vastuseid me ei leia. Ajalugu ei anna meile kunagi lõplikke vastuseid, ainult rohkem küsimusi, ja see on ehk ajaloo kõige olulisem õppetund. Moskva raha jõudis Pätsi kätte ajal, mil ta polnud veel absoluutne valitseja, vaid üks paljudest konkureerivatest poliitikatest, kes võitlesid võimu pärast noores ja ebastabiilses vabariigis. 1920. aastate Eesti oli poliitiline kaos, kus valitsused vahetusid keskmiselt iga paari kuu tagant ja kus ükski poliitiline jõud ei suutnud saavutada püsivat domineerimist. Päts oli selles kaoses üks osavamatest mängijatest, kuid isegi tema ei suutnud võita ilma ressurssideta ja ressursside hankimine nõudis kompromisse. Ajaleht ehk Vaba Maa väljaandmine nõudis raha, mida Pätsil polnud. Poliitilistel kampaaniatel osalemine nõudis raha, mida Pätsil polnud. Liitlaste ostmine ja vastaste neutraliseerimine nõudis raha, mida Pätsil polnud. Nõukogude saatkond pakkus seda raha ja Päts võttis selle vastu, sest alternatiiv, poliitilisest võitlusest väljalangemine, tundus talle vastuvõetamatum kui moraalne kompromiss. Kas see oli ratsionaalne otsus? Teatava külma loogika järgi ehk oli. Kas see oli moraalselt õige otsus? Seda on raske öelda. Ja kas see oli otsus, mida ta hiljem kahetses? Seda me ei tea kunagi, sest Päts ei jätnud meile ühtegi dokumenti, kus ta oleks oma sisimaid mõtteid ja tundeid avaldanud. Mis me teame, on see, et Moskva raha ei olnud tasuta. Nõukogude Liit ei jaganud raha heategevuslikult, vaid ootas vastutasuks midagi, kas siis informatsiooni, mõjutamist või lihtsalt lojaalsust. Mida Päts täpselt Moskvale vastutasuks andis, on küsimus, millele meil pole täielikku vastust, kuid mõned vihjed on olemas. Arhiividokumendid näitavad, et Päts kohtus regulaarselt Nõukogude saatkonna esindajatega, sageli salaja ja ilma ametliku protokollita. Need kohtumised toimusid privaatkorterites, maakodudes ja vahel isegi välismaal, kohtades, kus juhuslikud tunnistajad olid välistatud. Mida neil kohtumistel arutati? Milliseid lubadusi anti? Milliseid kokkuleppeid sõlmiti? Need on küsimused, millele me saame ainult spekuleerida, sest protokollid, kui neid üldse peeti, on kadunud või hävitatud.
Üks asi, mida me teame kindlalt, on see, et Päts ei olnud kunagi avalikult nii antikommunistlik, kui ta oleks võinud olla. Tema retoorika oli ettevaatlik, tema poliitika oli pragmaatiline ja tema suhtumine Nõukogude Liitu oli ambivalentne viisil, mida tema kriitikud märkasid juba tollal. Kas see ettevaatlikkus oli tingitud Moskva rahast? Või oli see lihtsalt poliitilise pragmatismi tulemus, arvestades Eesti geograafilist asukohta ja sõjalist nõrkust? Tõenäoliselt mõlemat, sest ajaloos on harva üks selge põhjus, vaid pigem põhjuste keeruline võrgustik. 1930ndate alguses, kui Päts oli teel täieliku võimu poole, muutusid tema suhted Moskvaga keerulisemaks. Nõukogude Liit oli selleks ajaks läbi teinud kardinaalseid muutusi, Stalini võimuletulek oli toonud kaasa terrori ja isolatsionismi, mis muutis varasemad suhted ebastabiilsemaks ja ohtlikumaks. Päts, kes oli varem olnud valmis Moskvaga koostööd tegema, hakkas nüüd kartma, et tema varasemad kontaktid võivad tulla päevavalgele ja hävitada tema poliitilise karjääri. See hirm, paradoksaalsel kombel, võis olla üks põhjustest, miks ta otsustas 1934. aastal kehtestada diktatuuri. Demokraatlikus süsteemis oleks tema vaenlastel olnud võimalus tema vastu tõendeid koguda ja avalikustada, kuid diktatuuris sai ta kontrollida informatsioonivoolu ja vaigistada kriitikud. See on muidugi spekulatsioon, kuid see on spekulatsioon, mis sobib olemasolevate faktidega kokku. Diktatuuri kehtestamisel 1934. aastal kasutas Päts ettekäändena vapside, see tähendab Vabadussõjalaste Liidu, ohtu. Vapsid olid paremäärmuslik liikumine, mis nõudis radikaalseid muutusi Eesti poliitikas ja mis oli kogunud märkimisväärset populaarsust rahva seas. Päts väitis, et vapside võimuletulek kohustaks demokraatiat ja et ainus viis seda ohtu vältida on kehtestada tugev valitsus, mis suudaks säilitada korra. Irooniliselt kasutas ta sedasama argumenti, mida vapsid ise olid kasutanud, väites, et demokraatia on liiga nõrk, et end kaitsta ja et tugev juht on vajalik riigi päästmiseks. Erinevus oli vaid selles, kes see tugev juht pidi olema, ja Päts otsustas, et see peaks olema tema ise. Riigipööre ise oli peaaegu vereta ja üllatavalt tõhus. Päts kasutas ära oma positsiooni riigivanemana, et kuulutada välja erakorraline seisukord ja keelustada poliitilised parteid, kaasa arvatud vapsid, kuid ka kõik teised. Ta vahistas oma vastased, sulges nende ajalehed ja kehtestas tsensuuri, mis kestis kuni Nõukogude okupatsioonini. Ja kogu selle aja jooksul esines ta kui demokraatia kaitsja, kes on sunnitud kasutama ebademokraatlikke meetodeid demokraatia päästmiseks. Kas Moskva raha mängis rolli selles riigipöördes? Otseseid tõendeid selle kohta pole, kuid kaudseid vihjeid on küllaga. Päts vajas riigipöörde läbiviimiseks ressursse, usaldusväärset luureinformatsiooni ja kindlust, et suured võimud ei sekku. Nõukogude Liit, mis oli huvitatud Eesti destabiliseerimisest ja demokraatlike institutsioonide nõrgendamisest, võis olla valmis pakkuma kõike seda ja Päts võis olla valmis seda vastu võtma. See on muidugi spekulatiivne stsenaarium ja ma tahan rõhutada, et meil pole otseseid tõendeid Moskva seotuse kohta 1934. aasta riigipöördega. Kuid me teame, et Päts oli varem võtnud Moskva raha, me teame, et tal olid kontaktid Nõukogude saatkonnaga ja me teame, et ta oli valmis tegema moraalseid kompromisse võimu nimel. Need faktid panevad meid küsima, mida muud me veel ei tea. Ja just see teadmatus on ehk kõige häirivam osa kogu sellest loost. Me teame piisavalt, et kahelda, kuid mitte piisavalt, et kindlalt järeldusi teha. Me teame, et miski oli valesti, kuid me ei tea täpselt, mis ja kui palju. Me oleme jäetud olukorda, kus me peame elama ebakindlusega, teades, et meie rahvuskangelane võis olla midagi muud kui kangelane, kuid mitte olles kindlad, mis ta täpselt oli. See ebakindlus on psühholoogiliselt raske ja see seletab, miks paljud inimesed eelistavad eitamist. On lihtsam uskuda, et dokumendid on võltsitud, et kontekst on kaduma läinud, et Päts oli siiski kangelane, kui elada teadmisega, et miski, mida me oleme kogu elu uskunud, võis olla vale. Kuid ajaloolase kohus on minna sinna, kuhu tõendid viivad, isegi kui see tee on ebamugav, ja tõendid viivad meid siin küsimuste juurde, millele me peame silma vaatama. Kas Konstantin Päts oli reetur? Seda sõna kasutavad tema karmimad kriitikud, kuid see tundub liiga lihtne vastus liiga keerulisele küsimusele. Reetur on keegi, kes teadlikult ja tahtlikult kahjustab oma riiki vaenlase huvides ja meil pole tõendeid, et Päts oleks seda teinud. Tema tegevus oli kahtlemata moraalselt küsitav, kuid see ei olnud tingimata reetmine. Kas ta oli kangelane?
Seda sõna kasutavad tema kaitsjad, kuid seegi tundub liiga lihtne. Kangelane on keegi, kes seab oma isiklikud huvid kõrvale ja tegutseb ainult oma riigi ja rahva heaks, ja tõendid näitavad, et Päts segas oma isiklikud huvid riigi huvidega viisil, mis ei olnud alati üllas. Ehk on tõde see, et ta oli lihtsalt inimene, keerulise ajalooga inimene, kes tegi nii häid kui halbu otsuseid, kes oli võimeline nii suurepärasuseks kui ka väikluseks ja kes jättis endast maha pärandi, mis on sama ambivalentne kui ta ise. See pole ehk rahuldav vastus neile, kes tahavad selgeid kangelasi ja selgeid kurjategijaid, kuid see on ausam vastus kui kumbki äärmus. Mis puutub $4000, siis see summa jääb igavesti Pätsi nime külge kleebituna, olgu me sellega rahul või mitte. See on summa, mis sunnib meid küsima ebamugavaid küsimusi, mitte ainult Pätsi, vaid ka iseenda kohta. Mida meie oleksime teinud? Millised on meie hinnad? Ja kas me oleme kindlad, et me poleks langenud samadesse kiusatustesse? Need on küsimused, millega me peame elama, sest ajalugu ei anna meile kunagi rahu, ainult rohkem küsimusi, ja see on ehk ajaloo suurim kingitus. Aga milliseid muid saladusi peitsid Eesti poliitilise eliidi arhiivid ja kas Päts oli tõesti ainus, kes Moskva rahakotist raha võttis? Nõukogude luuredokumendid, mis avanesid 1990ndate alguses, paljastasid midagi, mida keegi ei osanud oodata, nimelt terve võrgustiku nimesid, mis ulatusid palju kaugemale kui üks mees ja üks tehing. Arhiivides leiduvad materjalid näitasid, et Moskva rahaeraldused Balti riikidesse olid süstemaatilised ja hoolikalt planeeritud, hõlmates mitte ainult poliitikuid, vaid ka ajakirjanikke, ärimehi, kultuuritegelasi ja isegi kirikutegelasi. See polnud mingi juhuslik korruptsioon, vaid läbimõeldud strateegia, mille eesmärk oli luua mõjuagentide võrgustik, mis suudaks kriitilisel hetkel toimida Moskva huvides. Konstantin Päts oli selles võrgustikus kahtlemata oluline figuur, kuid ta polnud ainus ja võib-olla isegi mitte kõige olulisem. Küsimus, mis tekib nende dokumentide valguses, on palju laiem kui ühe mehe moraalne langemine. See on küsimus terve riigi poliitilise süsteemi usaldusväärsusest ja sellest, kui sügavale Moskva mõju tegelikult ulatus. Eesti kaitsepolitsei, mis tegutses 1920ndatel ja 30ndatel aastatel, oli teadlik Nõukogude saatkonna tegevusest ja püüdis seda jälgida nii hästi kui võimalik, arvestades oma piiratud ressursse ja võimekust. Nende raportid, mis on samuti osaliselt säilinud, annavad meile pildi olukorrast, mis oli palju keerulisem ja ohtlikum, kui avalikkus tollal teadis. Kaitsepolitsei teadis, et Nõukogude saatkond värbab agente, teadis, et raha liigub ja teadis isegi mõnede agentide nimesid, kuid neil polnud alati võimalust või tahet selle vastu midagi ette võtta. Mõnel juhul olid kahtlusalused liiga võimsad, et neid puutuda, ja mõnel juhul olid tõendid liiga nõrgad, et kohtusse minna. Ja mõnel juhul, mis on ehk kõige häirivam, olid kaitsepolitsei enda read infiltreeritud, mis tähendas, et informatsioon, mida nad kogusid, jõudis otse Moskvasse tagasi. See oli mäng, kus keegi ei saanud olla kindel, kes on sõber ja kes vaenlane, ja kus usaldus oli luksus, mida keegi ei saanud endale lubada. Päts, kes oli selle mängu üks osavamatest mängijatest, mõistis seda dünaamikat paremini kui enamik tema kaasaegseid ja see mõistmine andis talle eelise, kuid see pani ta ka olukorda, kus ta pidi tegema valikuid, mis olid moraalselt kaheldavad. Kas ta kasutas oma teadmisi Eesti kaitseks või oma isiklikuks kasuks? Tõenäoliselt mõlemat, sest need kaks asja olid tema meeles lahutamatult seotud. Üks konkreetne juhtum, mis illustreerib seda keerukust, leidis aset 1927. aastal, kui Eesti kaitsepolitsei avastas, et üks kõrge riigiametnik on regulaarselt kontaktis Nõukogude saatkonnaga. Ametnik, kelle nime me siinkohal ei avalikusta, kuna tema järeltulijad elavad siiani Eestis, oli andnud Moskvale informatsiooni Eesti kaitseplaanide kohta ja saanud vastutasuks märkimisväärseid rahasummasid. Kaitsepolitsei kogus tõendeid ja valmistas ette vahistamist, kuid siis sekkus keegi kõrgemalt ja juhtum summutati vaikselt maha. Ametnik jätkas oma tööd, nagu midagi poleks juhtunud, ja kaitsepolitsei ohvitserid, kes olid juhtumiga tegelenud, viidi üle teistele positsioonidele, kus nad ei saanud enam tundlikke asju uurida. Kes oli see keegi kõrgemalt, kes juhtumi summutas? Dokumendid ei anna otsest vastust, kuid vihjed osutavad suunas, mis on ebamugav. Päts oli sellel ajal üks võimsamaid poliitikuid Eestis ja tal oli nii motiiv kui ka võimalus sellist sekkumist korraldada. Kas ta kaitses oma liitlast? Kas ta kaitses iseennast, kartes, et uurimine võib paljastada ka tema enda sidemed? Või oli tal mingi muu põhjus, mida me ei tea?
Need küsimused jäävad vastuseta, kuid nende olemasolu ise on kõnekas. Moskva strateegia Balti riikides oli geniaalses oma lihtsuses, sest selle asemel, et proovida riike vallutada sõjaliselt, mis oleks olnud kulukas ja riskantne, otsustasid nad riigid seestpoolt õõnestada, ostes ära võtmeisikuid ja luues sõltuvussuhteid, mis muudaksid hilisema vallutamise lihtsamaks. See strateegia nõudis kannatlikkust ja pikaajalisi investeeringuid, kuid Nõukogude Liit oli valmis mõlemad pakkuma, sest nad mõtlesid aastakümnetes, mitte aastates. Ja kui 1940. aasta lõpuks kätte jõudis, oli suur osa tööst juba tehtud, võtmeisikud olid kompromiteeritud, institutsioonid olid nõrgendatud ja vastupanu oli minimaalne. Kas Päts oli selle strateegia teadlik ohver või tahtlik osaleja? See on küsimus, millele me ei saa kunagi lõplikult vastata, kuid tõendid viitavad sellele, et ta oli mõlemat erinevatel aegadel. Alguses, kui ta esimest korda Moskva raha vastu võttis, oli ta tõenäoliselt veendunud, et ta kontrollib olukorda ja et ta kasutab Moskvat rohkem kui Moskva kasutab teda. See on klassikaline illusioon, millesse langevad paljud, kes arvavad, et nad on targemad kui süsteem, millega nad mängivad. Hiljem, kui ta mõistis, kui sügavale ta on vajunud, oli juba liiga hilja tagasi pöörduda, sest Moskval olid tema kohta materjalid, mida nad oleksid saanud kasutada tema hävitamiseks, ja ainus viis end kaitsta oli jätkata koostööd. See on šantaaži klassikaline dünaamika, kus esimene samm on alati kõige raskem, kuid kui sa oled selle sammu astunud, muutub iga järgmine samm kergemaks, kuni sa ühel päeval avastad, et oled kaugel sellest kohast, kust sa alustasid, ja et tagasiteed enam pole. Päts, kes oli oma karjääri alguses idealistlik noor mees, kes uskus Eesti iseseisvusse ja oli valmis selle eest kannatama, leidis end aastakümneid hiljem olukorrast, kus ta oli de facto Moskva mõju all, isegi kui ta avalikult esines kui Eesti iseseisvuse kaitsja. See transformatsioon ei toimunud üleöö, vaid samm-sammult, otsus otsuse haaval, kompromiss kompromissi järel, kuni lõpuks polnud enam selge, kus lõpeb Päts ja kus algab Moskva. See on hoiatav lugu kõigile, kes arvavad, et nad suudavad mängida tulega ilma põletada saamata, ja see on lugu, mida me peaksime meeles pidama, kui me hindame oma kaasaegseid poliitikuid ja nende valikuid. Kuid Pätsi lugu ei ole ainult lugu ühest mehest ja tema langemisest, see on ka lugu tervest süsteemist, mis võimaldas sellist langemist, ja institutsioonidest, mis oleksid pidanud seda ära hoidma, kuid mis selle asemel vaatasid teise poole või isegi aitasid kaasa. Eesti Vabariigi poliitiline süsteem 1920. ja 30. aastatel oli nõrk ja ebastabiilne, täis lünki ja vastuolusid, mida osavad mängijad said ära kasutada. Valitsused vahetusid liiga tihti, et keegi jõuaks midagi püsivat üles ehitada, ja poliitilised parteid olid rohkem huvitatud omavahelisest võitlusest kui riigi ülesehitamisest. Selles kaoses oli Päts üks vähestest, kes suutis säilitada järjepidevust ja koguda võimu, kuid ta tegi seda meetoditega, mis olid sageli küsitavad. Ta kasutas ära süsteemi nõrkusi, manipuleeris liitlasi ja vaenlasi ühtemoodi, ja kui süsteem ei töötanud tema kasuks, muutis ta süsteemi. 1934. aasta riigipööre oli selle protsessi loogiline kulminatsioon, hetk, mil Päts otsustas, et demokraatia on liiga ebamugav ja et ta saab paremini hakkama ilma selleta. Ja siin jõuame küsimuseni, mis on vaevab ajaloolasi juba aastakümneid, kas Pätsi diktatuur oli paratamatu vastus tollase ajaoludele või oli see ühe mehe võimuiha tulemus, mida ta õigustas ajalooliste oludega? Mõlemad vastused on osaliselt õiged, sest ajalugu on harva nii lihtne, et üks seletus kataks kõike. Tollane olukord oli tõepoolest keeruline ja ohtlik, vapsid olid reaalne oht ja demokraatlik süsteem oli tõepoolest nõrk. Kuid see ei tähenda, et diktatuur oli ainus võimalik vastus, ja see ei tähenda, et Pätsi motiivid olid puhtalt isamaalised. Moskva raha mängib selles pildis olulist rolli, sest see näitab, et Päts oli valmis tegema kompromisse, mida puhas idealist poleks kunagi teinud. Mees, kes võtab vastu vaenlase raha, on mees, kelle jaoks eesmärk pühitseb abinõu, ja selline mees on võimeline paljuks, mida teised peavad vastuvõetamatuks. See ei tähenda, et Päts oli kuri või et ta tahtis Eestile halba, kuid see tähendab, et tema moraalne kompass oli paindlikum, kui tema avalik kuvand lubas arvata. Ja just see paindlikkus on see, mis teeb tema pärandi nii keeruliseks. Me ei saa teda lihtsalt kangelaseks nimetada, sest kangelased ei võta vastu vaenlase raha. Kuid me ei saa teda ka lihtsalt reetjaks nimetada, sest reetjad ei ehita üles riike ja ei võitle nende eest. Ta oli midagi vahepealset, midagi, mille jaoks meil pole head sõna, ja see sõnatus peegeldab meie raskust tulla toime ajaloo keerukusega.
arhiivid, mis avanesid pärast Nõukogude Liidu kokkuvarisemist, sisaldasid veel üht kategooriat dokumente, mis on Pätsi loo mõistmiseks üliolulised, nimelt tema isiklikku kirjavahetust ja päevikuid, mis olid konfiskeeritud 1940. aastal ja mis olid seisnud Moskva arhiivides üle poole sajandi. Need dokumendid annavad meile haruldase pilguheite Pätsi sisemaailma, tema mõtetesse ja tunnetesse, mida ta avalikult kunagi ei väljendanud. Üks sissekanne, mis pärineb 1924. aastast, umbes samast ajast, mil ta sai esimese teadaoleva makse Moskvalt, on eriti kõnekas. Päts kirjutab seal oma dilemmast, kuidas ta peab valima kahe halva valiku vahel ja kuidas ta on otsustanud valida selle, mis tundub vähem halb. Ta ei nimeta otseselt Moskva raha, kuid kontekst viitab sellele, et just sellest on jutt. Ta kirjutab, et ta teeb seda Eesti pärast, et ta ohverdab oma au oma riigi eest ja et ajalugu mõistab teda kunagi õigeks. See sissekanne on mitmeti tõlgendatav. Üks võimalus on, et Päts oli siiras ja et ta tõepoolest uskus, et ta teeb õiget asja valel viisil. Teine võimalus on, et ta kirjutas seda sissekandet tulevaste lugejate jaoks, teades, et tema päevikud võivad kunagi avalikuks saada ja tahtes jätta endast parema mulje. Kolmas võimalus on, et ta pettis iseennast, veendes end, et tema motiivid on üllad, kuigi tegelikult olid need palju isekamad. Me ei saa kunagi teada, milline neist tõlgendustest on õige ja võib-olla on õige vastus mingi kombinatsioon kõigist kolmest. Inimesed on keerulised olendid, kes on võimelised samaaegselt uskuma vastuolulistesse asjadesse ja tegema tegusid, mis on nii üllad kui ka isekad. Päts polnud erand, ta oli lihtsalt inimene, kes sattus olukorda, kus tema inimlikud nõrkused said ajaloolise tähtsuse. Kuid on veel üks aspekt tema päevikutest, mis väärib tähelepanu, nimelt tema suhtumine Nõukogude Liitu ja kommunismi. Avalikult oli Päts antikommunist, kes pidas kõnesid punase ohu vastu ja kes kehtestas seadusi kommunistliku tegevuse piiramiseks. Kuid tema päevikutes on toon palju ambivalentsem. Ta kirjutab Nõukogude Liidust kui jõust, millega tuleb arvestada, mitte kui vaenlasest, keda tuleb hävitada. Ta kirjutab kommunismist kui ideoloogiast, millel on oma loogika, isegi kui ta selle loogikaga ei nõustu. Ja ta kirjutab Moskvast kui partnerist, kellega on võimalik äri ajada, kui olla piisavalt ettevaatlik. See ambivalentsus on šokeeriv neile, kes on harjunud nägema Pätsi kui kommunismi vastast, kuid see on kooskõlas tema tegudega. Mees, kes võtab vastu Moskva raha, ei saa olla täielik antikommunist, sest täielik antikommunist keelduks sellisest rahast põhimõtteliselt. Päts oli pragmaatik, mitte ideoloog, ja tema pragmatism viis ta kohtadesse, kuhu ideoloog poleks kunagi läinud. See pragmatism on ka see, mis teeb tema pärandi nii vastuoluliseks. Pragmaatikud on sageli edukamad kui ideoloogid, sest nad on paindlikumad ja kohanemisvõimelisemad. Kuid pragmaatikud on ka ohtlikumad, sest neil pole piire, mida nad ei oleks valmis ületama, kui olukord seda nõuab. Päts oli mees ilma piirideta ja see piiridetus viis ta nii kõrgustesse kui ka sügavustesse, mida ideoloog poleks kunagi kogenud. 1930. aastad olid Pätsi võimu kõrgaeg, aeg, mil ta kontrollis Eestit peaaegu täielikult ja mil tema sõna oli seadus. Kuid see oli ka aeg, mil tema Moskva sidemed muutusid üha koormavamaks, sest Nõukogude Liit ei unustanud kunagi, kellele ta oli maksnud, ja ta ootas oma investeeringult tulu. Mida täpselt Moskva Pätsilt nõudis, on küsimus, millele meil pole täielikku vastust, kuid mõned vihjed on olemas. Üks asi, mida me teame, on see, et Eesti välispoliitika 30. aastatel oli üllatavalt leebe Nõukogude Liidu suhtes, arvestades tollast rahvusvahelist olukorda. Kui teised riigid, eriti Poola ja Soome, võtsid Moskva suhtes karmi joone, oli Eesti ettevaatlikum ja kompromissivalmim. Kas see ettevaatlikkus oli tingitud Pätsi isiklikest sidemetest? Või oli see lihtsalt väikeriigi realistlik poliitika suure naabri suhtes? Tõenäoliselt mõlemat, kuid proportsioonid jäävad ebaselgeks. Teine asi, mida me teame, on see, et Eesti luure- ja julgeolekuteenistused olid 30. aastatel üllatavalt ebaefektiivsed Nõukogude spionaaži vastu võitlemisel. Agendid, kes oleksid pidanud olema tabatud, jäid vabaks ja operatsioonid, mis oleksid pidanud olema paljastatud, jätkusid segamatult. Kas see ebaefektiivsus oli juhuslik? Või oli keegi kõrgemal tasandil takistamas tõhusat vastuluuretööd? Need on küsimused, mis vajavad veel uurimist, kuid nende olemasolu ise on murettekitav.
Kolmas asi, mida me teame, on see, et 1940. aasta, kui Nõukogude Liit esitas Eestile ultimaatumi ja nõudis sõjaväebaaside lubamist, oli Pätsi reaktsioon üllatavalt alistuv. Ta ei proovinud läbi rääkida, ta ei proovinud aega võita, ta ei proovinud rahvusvahelist toetust otsida. Ta lihtsalt nõustus, peaaegu kohe, nagu oleks ta seda oodanud. Kas see alistumine oli tingitud realistlikust hinnangust Eesti sõjalisele võimekusele? Või oli see tingitud millestki muust, millestki, mida me ei tea? Need küsimused jäävad vastuseta ja võib-olla jäävadki igavesti vastuseta, sest paljud dokumendid on hävinud ja paljud tunnistajad on surnud. Kuid küsimuste olemasolu ise on oluline, sest see tuletab meile meelde, et ajalugu pole kunagi lõpetatud ja et alati on rohkem, mida me ei tea, kui seda, mida me teame. Pätsi viimased aastad võimul olid täis irooniat ja tragöödiat. Mees, kes oli aidanud luua Eesti iseseisvust, pidi nüüd vaatama, kuidas see iseseisvus hävitati ja ta pidi seda tegema teadmisega, et tema enda teod olid sellele hävingule kaasa aidanud. Kas ta tundis süüd? Kas ta tundis kahetsust? Kas ta mõistis, et tema varasemad kompromissid olid viinud siia punkti? Me ei tea, sest tema viimastest aastatest pole säilinud peaaegu mingeid isiklikke dokumente. Mis me teame, on see, et ta ei võidelnud vastu. Kui Nõukogude väed marssisid Eestisse 1940. aastal, ei kutsunud Päts rahvast üles vastupanule, ei organiseerinud partisani liikumist, ei proovinud põgeneda välismaale, et sealt võitlust jätkata. Ta lihtsalt alistus, nagu oleks ta väsinud võitlemast või nagu oleks tal midagi, mida ta kartis paljastada. Nõukogude võimud kohtlesid teda esialgu üllatava leebusega, lubades tal jääda oma koju ja säilitada teatud väärikuse. See leebuse on tõlgendatud mitmeti, mõned arvavad, et see oli tasu varasemate teenete eest, teised arvavad, et see oli lihtsalt taktika, et vältida märtri loomist. Kuid leebuse ei kestnud kaua ja 1941. aastal Päts vahistati ja saadeti Venemaale, kus ta veetis oma ülejäänud elu vangistuses ja psühhiaatriahaiglates. Tema saatus pärast vahistamist on omaette traagiline lugu, täis kannatusi ja alandusi, mida keegi ei oleks pidanud kogema. Kuid see on ka lugu, mis paneb meid küsima, kas Nõukogude võimud teadsid midagi, mida meie ei tea, ja kas nende kohtlemine Pätsiga oli tingitud millestki enamast kui lihtsalt poliitilisest kättemaksust. Mees, kes oli olnud nende agent, oleks võinud oodata paremat kohtlemist, kui ta poleks teinud midagi, mis neid vihastas. Mis see miski oli? Me ei tea ja võib-olla ei saagi kunagi teada. Konstantin Pätsi pärand on tänapäeval sama vastuoluline, kui see oli tema eluajal, ehk isegi vastuolulisem, sest nüüd me teame asju, mida tollal ei teatud. Tema monument seisab Tallinnas, tema nimi on tänavatel ja koolidel ja tema nägu on olnud Eesti rahadel. Kuid samal ajal on arhiivides dokumendid, mis näitavad, et ta võttis vastu vaenlase raha ja küsimused, millele keegi ei oska vastata. Kuidas me peaksime temasse suhtuma? Kas me peaksime monumendid maha võtma ja tänavad ümber nimetama? Või peaksime me aktsepteerima, et ajalugu on keeruline ja et kangelased on harvapuhtad? Need on küsimused, millele igaüks peab ise vastama, sest ajalugu ei anna meile valmis vastuseid, ainult fakte ja tõlgendusi, millest me peame ise järeldused tegema. Mina isiklikult arvan, et me peaksime Pätsi mäletama sellisena, nagu ta oli, mitte sellisena, nagu me tahaksime, et ta oleks olnud. See tähendab mäletamist nii tema saavutusi kui ka tema vigu, nii tema suurust kui ka tema väiklust. See tähendab aktsepteerimist, et inimesed on keerulised ja et ajalugu on keeruline ja et lihtsad narratiivid on peaaegu alati valed. $4000 on summa, mis jääb igavesti Pätsi nime külge, olgu me sellega rahul või mitte. See on summa, mis tuletab meile meelde, et isegi kangelased on inimesed ja et inimesed on võimelised nii suurepärasuseks kui ka pettumuseks. See on summa, mis paneb meid küsima, mida meie oleksime teinud tema asemel ja kas me oleme kindlad oma vastuses. Ja see on ehk kõige olulisem õppetund, mida see lugu meile pakub, mitte see, et Päts oli halb inimene, vaid see, et head inimesed on võimelised tegema halbu asju ja et piir hea ja halva vahel jookseb läbi iga inimese südame, mitte inimeste vahel. See on õppetund, mida me peaksime meeles pidama, mitte ainult ajalugu uurides, vaid ka oma igapäevaelus, sest kiusatused, millega Päts silmitsi seisis, pole kuhugi kadunud, nad on lihtsalt võtnud uued vormid. Aga kas Moskva raha oli ainus saladus, mida Päts varjas, või oli tema elus veel midagi, mida ta ei tahtnud, et maailm teaks?
1930. aastate keskpaik tõi Eesti poliitikasse uue nähtuse, mida võiks nimetada vaikivaks ajastuks, perioodiks, mil demokraatia oli formaalselt peatatud ja mil Konstantin Päts valitses peaaegu absoluutse võimuga. See oli aeg, mil kriitikud vaikisid, kas vabatahtlikult või sunniviisiliselt, ja mil avalik arvamus oli hoolikalt kontrollitud ja suunatud. Kuid vaikiva ajastu varjus toimus midagi, millest tollal räägiti ainult sosinal ja millest tänapäevalgi kõneldakse ettevaatlikult, nimelt süstemaatiline poliitiliste vastaste jälgimine, nende kompromiteerimine ja mõnel juhul ka nende kadumine. Eesti poliitiline politsei, mis allus otseselt Pätsile, kogus toimikuid peaaegu kõigi prominentsete isikute kohta, mitte ainult poliitikute, vaid ka ärimeeste, kultuuritegelaste, ajakirjanike ja isegi krikuõpetajate kohta. Need toimikud sisaldasid kõike alates poliitilistest vaadetest kuni isikliku eluni, armastusafääridest kuni finantsolukordadeni ja neid kasutati vajaduse korral šantaažiks või survestamiseks. See polnud midagi unikaalset, sarnased praktikad olid kasutusel paljudes riikides tollal ja on kasutusel paljudes riikides tänapäevalgi, kuid see näitab, et Pätsi režiim polnud nii healoomuline, kui mõned tema kaitsjad tahaksid väita. Üks konkreetne juhtum, mis illustreerib seda süsteemi, puudutab üht endist ministrit, kes oli olnud Pätsi liitlane, kuid kes oli hakanud avalikult kritiseerima vaikiva ajastu poliitikat. Minister, kelle nime me jätame siinkohal nimetamata, leiti ühel hommikul oma kodust, olles kaotanud mälu ja võime selgelt mõelda. Ametlik seletus oli, et ta oli kannatanud insuldi, kuid tema perekond ja sõbrad ei uskunud seda kunagi. Nad uskusid, et talle oli midagi tehtud, et teda oli kuidagi kahjustatud, et vaikida tema kriitika. Kas see uskumus oli õigustatud? Me ei tea kindlalt, sest tõendeid pole kunagi leitud. Kuid see juhtum polnud ainus omataoline ja muster, mis neist juhtumitest moodustub, on murettekitav. Liiga paljud Pätsi kriitikud kannatasid ootamatuid terviseprobleeme, liiga paljud kadusid avalikust elust viisil, mis ei olnud täiesti loomulik. See ei tõesta midagi, kuid see paneb küsima. Pätsi isiklik elu oli samuti täis saladusi, mida ta hoidis hoolikalt avalikkuse eest varjatuna. Tema abielu oli formaalselt õnnelik, kuid lähedased teadsid, et see oli pigem poliitiline partnerlus kui armastusliit. Tema suhted oma lastega olid keerulised ja mõnikord pingelised, täis ootusi, mida lapsed ei suutnud täita, ja pettumusi, mida isa ei suutnud varjata. Ja tema tervis, mis oli avalikult tugev ja elujõuline, oli tegelikult palju habrasem, kui keegi teadis. Arstide märkmed, mis on osaliselt säilinud, näitavad, et Päts kannatas mitme kroonilise haiguse all, mis mõjutasid nii tema füüsilist kui ka vaimset seisundit. Ta võttis regulaarselt ravimeid, mille kõrvaltoimed võisid mõjutada tema otsustusvõimet, ja ta koges perioode, mil ta oli võimetu täitma oma ametikohustusi. Need perioodid olid hoolikalt varjatud, asendusisikud tegid otsuseid tema nimel ja avalikkus ei teadnud midagi. See informatsioon on oluline, sest see paneb meid küsima, kes tegelikult valitses Eestit vaikival ajastul. Kas see oli Päts ise, või oli see tema lähikondlaste ring, kes kasutas tema nime ja autoriteeti oma eesmärkide saavutamiseks? Ja kui see oli lähikondlaste ring, siis kes nad olid ja millised olid nende sidemed Moskvaga? Need küsimused viivad meid tagasi Moskva raha juurde, sest raha, mida Päts sai, ei pruukinud olla mõeldud ainult temale. Nõukogude luure oli tuntud oma strateegia poolest, kus nad ei ostnud ära mitte ainult juhte, vaid ka nende lähikondlasi, luues võrgustiku, mis toimis isegi siis, kui juht ise oli kättesaamatu. Kas Pätsi lähikonnas oli inimesi, kes olid samuti Moskva palgal? Dokumendid viitavad sellele, et oli, kuigi nimed ja detailid on sageli ebaselged. Üks nimi, mis kordub dokumentides, on mees, keda me nimetame siinkohal ainult tema initsiaalidega, sest tema järeltulijad on siiani aktiivsed Eesti ühiskonnas. See mees oli Pätsi üks lähimaid nõunikke, keegi, kellel oli juurdepääs kõige tundlikumale informatsioonile ja kes osales kõige olulisemates otsustes. Ja see mees, nagu dokumendid näitavad, kohtus regulaarselt Nõukogude saatkonna esindajatega, sageli samal ajal, kui Päts ise oli hõivatud muude asjadega. Kas Päts teadis oma nõuniku sidemetest? Kas ta oli nendega nõus, või oli ta petetud? Või oli ta ise nii sügavalt Moskva võrgustikus, et tema nõuniku sidemed olid lihtsalt osa suuremast pildist? Need küsimused jäävad vastuseta, kuid nende olemasolu näitab, kui keeruline ja läbipaistmatu oli tollane poliitiline olukord.
Vaikiv ajastu lõppes 1939. aastal, kui Päts kuulutas välja uue põhiseaduse ja lubas demokraatia taastamist. Kuid see lubadus jäi täitmata, sest vähem kui aasta hiljem oli Eesti Nõukogude okupatsiooni all ja Päts ise oli teel vangilaagrisse. Iroonilisel kombel oli mees, kes oli demokraatia peatanud demokraatia päästmise nimel, nüüd ise ohver režiimile, mis ei tunnistanud mingit demokraatiat. Tema viimased vabad kuud olid täis meeleheidet ja segadust. Tunnistajad kirjeldavad meest, kes oli kaotanud oma varasema enesekindluse, kes kõhkles otsuste tegemisel ja kes näis olevat ülekoormatud olukorra raskusest. Kas see oli haiguse tagajärg? Kas see oli stressi tagajärg? Või oli see teadmine, et tema varasemad kompromissid olid viinud siia punkti ja et pääsu enam polnud? Üks tema viimaseid teadaolevaid avaldusi, mis on säilinud tunnistaja mälestustes, oli lause, mida ta ütles ühele oma vanale sõbrale: ma tegin kõik, mida ma suutsin, kuid see polnud kunagi piisav. Kas ta rääkis Eesti kaitsmisest? Kas ta rääkis oma isiklikust võitlusest? Või ta rääkis millestki muust, millestki, mida me ei tea? See lause jääb igavesti mitmeti tõlgendatavaks, nagu kogu tema pärand. Nõukogude okupatsioon tõi kaasa mitte ainult Pätsi isikliku tragöödia, vaid ka süstemaatilise katse tema pärandit hävitada ja ümber kirjutada. Nõukogude ajalookirjutus kujutas teda kui fašistlikku diktaatorit, kes oli rõhunud Eesti töölisklassi ja kes oli teeninud välismaiste imperialistide huve. See kujutis oli karikatuur, kuid see oli karikatuur, mis sisaldas piisavalt tõeteri, et olla usutav, ja see levis laialdaselt nii Eestis kui ka välismaal. Eesti pagulaskonnad reageerisid sellele vastupidise äärmusega, luues Pätsist müüdi kui puhtast kangelasest, kes oli ohverdanud kõik oma riigi eest ja kes oli langenud kommunistliku agressiooni ohvriks. See müüt oli samuti karikatuur, kuid see oli karikatuur, mis vastas pagulaste emotsionaalsetele vajadustele ja see levis laialdaselt pagulaskogukondades üle maailma. Tõde, nagu alati, oli kusagil kahe äärmuse vahel, kuid tõde oli ka ebamugavam kui kumbki karikatuur. Tõde oli see, et Päts oli keeruline inimene, kes oli teinud nii häid kui halbu asju, kes oli olnud nii kangelane kui ka pettur ja kelle pärand ei mahtunud ühessegi lihtsasse narratiivi. See tõde hakkas välja tulema alles pärast Eesti taasiseseisvumist, kui arhiivid avanesid ja kui ajaloolased said hakata uurima ilma ideoloogiliste piiranguteta. Ja just see tõde on see, mida me oleme selles dokumentaalis proovinud esitada, mitte selleks, et Pätsi hukka mõista või õigeks mõista, vaid selleks, et teda mõista. Sest ainult mõistes minevikku saame me loota, et me ei korda samu vigu tulevikus ja ainult nähes oma kangelasi sellisena, nagu nad tegelikult olid, saame me loota, et me valime paremaid kangelasi tulevikus. $4000 on summa, mis muudab kõike ja samal ajal ei muuda midagi. See muudab meie arusaamist Pätsist, näidates teda inimlikumana ja vigasemana, kui me olime harjunud arvama. Kuid see ei muuda fakti, et ta oli üks Eesti Vabariigi loojatest, et ta võitles vabadussõjas, et ta ehitas üles riiki, mis kestis 20 aastat ja mis taastati pool sajandit hiljem. Need saavutused jäävad, isegi kui nende kõrvale lisanduvad varjud. Küsimus, mida me peame endalt küsima, pole see, kas Päts oli hea või halb inimene, sest see küsimus on liiga lihtne. Küsimus on see, mida me teeme selle teadmisega, mida me nüüd omame. Kas me laseme sellel teadmisel muuta meie suhtumist minevikku? Kas me laseme sellel mõjutada meie valikuid tulevikus? Kas me õpime sellest loost midagi või me lihtsalt liigume edasi, unustades ebamugava ja mäletades ainult mugava? Need on küsimused, millele igaüks peab ise vastama, sest ajalugu ei anna meile valmis vastuseid. Ajalugu annab meile ainult fakte ja küsimusi ja vastused peame me ise leidma. Konstantin Pätsi lugu on üks selline faktide ja küsimuste kogum ja see, mida me sellega teeme, ütleb rohkem meie endi kohta kui Pätsi kohta. Aga kas me oleme valmis sellele väljakutsele vastama? Kas me oleme valmis nägema oma ajalugu sellisena, nagu see tegelikult oli, mitte sellisena, nagu me tahaksime, et see oleks olnud? See on küsimus, mis jääb õhku rippuma, oodates vastust, mida ainult aeg saab anda. 1930. aastate lõpp tõi Euroopasse muutusi, mis pidid igaveseks muutma kontinendi poliitilist kaarti ja Eesti, see väike riik Läänemere kaldal, leidis end nende muutuste keerises viisil, mida keegi polnud osanud ette näha. Adolf Hitleri Saksamaa ja Jossif Stalini Nõukogude Liit, kaks režiimi, mis olid avalikult teineteise surmavaenlased, hakkasid salaja läbi rääkima ja nende läbirääkimiste tulemus pidi saama saatuslikuks kõigile väikeriikidele, kes jäid kahe hiigla vahele.
Konstantin Päts, kes oli selleks hetkeks valitsenud Eestit peaaegu 5 aastat absoluutse võimuga, pidi nüüd navigeerima vetes, mis olid muutunud ohtlikumaks kui kunagi varem, ja tema varasemad Moskva sidemed pidid saama talle kas päästerõngaks või vangiahelateks. 1939. aasta suvi oli Euroopas täis pinget ja ebakindlust, sest kõik teadsid, et sõda on tulemas, kuid keegi ei teadnud täpselt, millal ja kuidas see algab. Eesti valitsus, mida juhtis Päts, püüdis säilitada neutraliteeti, lootes, et väikeriigi staatus kaitseb neid suurte konfliktide eest, kuid see lootus oli naiivne viisil, mida hilisem ajalugu on karmilt karistanud. Neutraliteet toimib ainult siis, kui suured võimud on valmis seda austama, ja 1939. aastal polnud kumbki suur võim valmis midagi austama peale omaenda huvide. Molotovi ja Ribbentropi pakt, mis allkirjastati 1939. aasta augustis, oli dokument, mis jagas Ida-Euroopa Saksamaa ja Nõukogude Liidu vahel, nagu kaks röövlit jagaksid saaki. Eesti koos Läti ja Leeduga langes Nõukogude mõjusfääri, mis tähendas, et Moskval oli nüüd vabad käed teha nende riikidega, mida iganes ta soovis. See pakt oli salajane ja Eesti valitsus ei teadnud selle täpset sisu, kuid nad teadsid, et midagi on muutunud, sest Moskva toon muutus järsult nõudlikumaks ja ähvardavamaks. Päts, kes oli aastaid proovinud laveerida Saksamaa ja Nõukogude Liidu vahel, leidis end nüüd olukorrast, kus laveerimisruumi enam polnud. Tema varasemad kontaktid Moskvaga, mis olid kunagi tundunud kui kaval diplomaatia, olid nüüd muutunud ahelateks, mis sidusid teda režiimiga, millel polnud mingit kavatsust Eesti iseseisvust austada. Kas ta mõistis seda? Kas ta nägi, kuhu tema varasemad kompromissid olid viinud? Dokumendid, mis on säilinud sellest perioodist, näitavad meest, kes oli segaduses ja kes ei suutnud otsustada, mida teha. Septembris 1939. aastal kutsuti Eesti välisminister Karl Selter Moskvasse, kus talle esitati ultimaatum, mis oli sõnastatud kui ettepanek, kuid mis oli tegelikult käsk. Nõukogude Liit nõudis õigust rajada Eestisse sõjaväebaase ja paigutada sinna 25 000 sõdurit, mis oli rohkem kui kogu Eesti armee. Alternatiiv, nagu Molotov selgelt mõista andis, oli sõjaline sissetung, mille vastu Eestil polnud mingit võimalust. Selter helistas Tallinna ja rääkis Pätsiga ning see telefonikõne, mille sisu on rekonstrueeritud mitme tunnistaja mälestuste põhjal, oli üks ajaloo kõige dramaatilisemaid hetki. Päts kuulas, esitas mõned küsimused ja siis ütles lause, mis on jäänud kummitama Eesti ajalugu: meil pole valikut. Kas tal tõesti polnud valikut? Kas sõjaline vastupanu oleks olnud võimalik? Kas rahvusvaheline abi oleks olnud kättesaadav? Need on küsimused, mida ajaloolased on arutanud aastakümneid ja vastused pole kunagi olnud ühesed. Üks asi, mida me teame kindlalt, on see, et Päts ei proovinud võidelda. Ta ei kutsunud rahvast üles vastupanule, ta ei pöördunud Rahvasteliidu poole, ta ei proovinud isegi aega võita diplomaatiliste manöövritega. Ta lihtsalt nõustus, peaaegu kohe, nagu oleks ta oodanud seda hetke ja nagu oleks ta juba ammu leppinud sellega, mis pidi tulema. See alistumine on pannud paljusid küsima, kas Pätsi varasemad Moskva sidemed mängisid siin rolli, kas ta oli juba nii sügavalt kompromiteeritud, et tal polnud julgust vastu hakata. Dokumendid, mis on välja tulnud Nõukogude arhiividest, viitavad sellele, et Moskva oli Pätsi suhtes üllatavalt enesekindel juba enne ultimaatumi esitamist. Nad teadsid, et ta nõustub, nad teadsid, et ta ei võitle ja nad teadsid seda viisil, mis viitab siseteabele. Kas keegi Pätsi lähikonnast oli informeerinud Moskvat tema kavatsustest? Kas Päts ise oli andnud mingeid signaale, et ta on valmis alistuma? Või oli Moskva lihtsalt nii hästi informeeritud Eesti siseasjadest, et nad suutsid ennustada Pätsi käitumist ilma otsese informatsioonita? Need küsimused viivad meid tagasi nende $4000 juurde, mis olid makstud aastaid varem, sest raha, mida Moskva maksis, polnud kunagi tasuta. Iga makse lõi sideme, iga sidem lõi kohustuse ja iga kohustus vähendas vabadust. Päts, kes oli kunagi olnud vaba mees vabas riigis, oli nüüd mees, kellel olid võlad, mida ta ei saanud maksta, ja saladused, mida ta ei saanud avalikustada. Ja kui Moskva tuli nõudma, polnud tal enam jõudu öelda ei. Baaside leping allkirjastati 1939. aasta septembri lõpus ja Nõukogude väed hakkasid Eestisse saabuma oktoobris. Formaalselt oli Eesti endiselt iseseisev riik, formaalselt olid Nõukogude väed seal ainult baaside kaitsmiseks, kuid tegelikkus oli teistsugune.
Nõukogude ohvitserid käitusid nagu okupandid, Nõukogude sõdurid liikusid vabalt väljaspool baase ja Eesti suveräänsus muutus päev-päevalt õõnsamaks. Päts jätkas valitsemist, kuid tema võim oli nüüd vari sellest, mis see oli kunagi olnud. Ta andis käske, mida keegi ei täitnud, ta tegi otsuseid, mida keegi ei austanud, ja ta esines avalikkuse ees enesekindlusega, mida ta enam ei tundnud. Tunnistajad, kes nägid teda sel perioodil, kirjeldavad meest, kes oli vananenud 10 aastat mõne kuuga, kelle käed värisesid ja kelle pilk oli tühi. Kas see oli haiguse tagajärg? Kas see oli stressi tagajärg? Või oli see teadmine, et kõik, mille eest ta oli võidelnud, oli kadumas? 1940. aasta tõi lõpliku löögi. Juunis, kui maailma tähelepanu oli suunatud Prantsusmaale, mis oli just langenud Saksa vägede ees, esitas Nõukogude Liit Eestile uue ultimaatumi. Seekord nõuti mitte ainult lisabaase, vaid ka valitsuse vahetust ja Nõukogude-meelse režiimi kehtestamist. Alternatiiv oli jällegi sõjaline sissetung ja jällegi Päts nõustus ilma võitluseta. Tema viimased päevad Eesti juhina olid täis alandust ja meeleheidet. Ta pidi alla kirjutama dokumentidele, mis lõpetasid Eesti iseseisvuse, ta pidi tervitama Nõukogude esindajaid, kes kohtlesid teda kui teenrit, ja ta pidi vaatama, kuidas tema elutöö hävitatakse tema silme all. Kas ta tundis viha? Kas ta tundis kurbust? Kas ta tundis kergendust, et kõik on lõpuks läbi? Me ei tea, sest ta ei jätnud meile ühtegi dokumenti sellest perioodist. Mis me teame, on see, et ta ei proovinud põgeneda. Paljud Eesti poliitikud ja ärimehed põgenesid välismaale, teades, mis neid ootab, kuid Päts jäi. Kas ta uskus, et teda koheldakse hästi, arvestades tema varasemaid sidemeid Moskvaga? Kas ta oli liiga väsinud, et põgeneda? Või oli tal mingi muu põhjus, mida me ei tea? Tema otsus jääda on üks ajaloo suuri mõistatusi, millele me ei saa kunagi lõplikku vastust. Nõukogude võimud vahistasid ta 1941. aastal ja saatsid Venemaale, kus ta veetis ülejäänud elu vangistuses ja psühhiaatriahaiglates. Tema kohtlemine oli karm, kuid mitte nii karm kui paljude teiste Eesti poliitikute oma, mis on pannud mõned ajaloolased spekuleerima, et tema varasemad Moskva sidemed andsid talle teatud kaitse. Kuid see kaitse, kui see üldse eksisteeris, oli piiratud ja tema viimased aastad olid täis kannatusi, mida keegi ei oleks pidanud kogema. Ta suri 1956. aastal Venemaal, kaugel oma kodumaast, mida ta oli aidanud luua ja mida ta oli aidanud kaotada. Tema säilmed toodi Eestisse tagasi alles 1991. aastal, pärast Eesti taasiseseisvumist, ja ta maeti Tallinna metsakalmistule, kus ta puhkab tänapäevani. Tema haud on tagasihoidlik, nagu oleks ta tahtnud, et teda unustataks, kuid teda ei unustata, sest tema pärand on liiga suur ja liiga vastuoluline, et seda ignoreerida. Arhiivid, mis avanesid pärast Nõukogude Liidu kokkuvarisemist, sisaldasid veel ühe kategooria dokumente, mis on Pätsi loo mõistmiseks üliolulised, nimelt Nõukogude julgeolekuorganite raporteid tema kohta pärast vahistamist. Need raportid annavad meile haruldase pilguheite tema viimasesse eluetappi, tema mõtetesse ja tunnetesse, mida ta väljendas ülekuulamistel ja vestlustes valvuritega. Üks raport, mis pärineb 1942. aastast, kirjeldab vestlust, kus Päts rääkis oma varasematest kontaktidest Nõukogude saatkonnaga. Ta tunnistas, et ta oli saanud raha, kuid ta väitis, et ta oli seda kasutanud Eesti huvides, mitte oma isiklikes huvides. Ta väitis, et ta oli mänginud topeltmängu, pettes Moskvat ja kasutades nende raha Eesti kaitsevõime tugevdamiseks. Kas see oli tõsi? Kas ta uskus seda ise? Või ta lihtsalt üritas päästa oma au, teades, et tema sõnad jäävad ajalukku? Ülekuulajad ei uskunud teda ja nende raportid on täis skeptilisi märkusi tema väidete kohta. Nad teadsid, kuhu raha tegelikult läks, sest neil olid oma arhiivid ja oma dokumendid ja need dokumendid rääkisid teist lugu. Kuid nad ei vaielnud temaga, sest neil polnud seda vaja. Päts oli juba nende käes, tema saatus oli juba otsustatud ja tema sõnadel polnud enam mingit tähtsust. See on ehk kõige kurvem osa kogu sellest loost, mitte see, et Päts langes, vaid see, et tema langemine oli nii täielik ja nii lõplik. Mees, kes oli kunagi olnud üks võimsamaid inimesi Eestis, oli nüüd vang, kelle sõnu keegi ei kuulanud ja kelle saatuse üle otsustasid teised. Ta oli kaotanud kõik, oma võimu, oma vabaduse, oma väärikuse ja tal polnud enam midagi, mille eest võidelda. Kuid isegi selles pimeduses oli hetki, mil tema varasem isiksus paistis läbi.
Üks valvur, kelle mälestused on säilinud, kirjeldab, kuidas Päts rääkis talle Eestist, selle ajaloost ja kultuurist, selle inimestest ja maastikest. Ta rääkis armastusega, nagu räägiks keegi oma kadunud armsamast, ja valvur, kes polnud kunagi Eestis käinud, ütles hiljem, et ta tundis, nagu oleks ta seal olnud. See oli mees, kes armastas oma maad, isegi kui ta oli seda maad reetnud, ja see armastus ei kadunud isegi siis, kui kõik muu oli kadunud. Pätsi pärand on tänapäeval sama vastuoluline, kui see oli tema eluajal, ehk isegi vastuolulisem, sest nüüd me teame asju, mida tollal ei teatud. Tema monument seisab Tallinnas, tema nimi on tänavatel ja koolidel ja tema nägu on olnud Eesti rahadel. Kuid samal ajal on arhiivides dokumendid, mis näitavad, et ta võttis vastu vaenlase raha ja küsimused, millele keegi ei oska vastata. Kuidas me peaksime temasse suhtuma? See on küsimus, millele igaüks peab ise vastama, sest ajalugu ei anna meile valmis vastuseid. Mõned ütlevad, et me peaksime teda mäletama kui kangelast, kes tegi vigu, kuid kelle saavutused kaaluvad üles tema vead. Teised ütlevad, et me peaksime teda mäletama kui hoiatust, näidet sellest, kuidas isegi parimad kavatsused võivad viia halbade tulemusteni. Ja kolmandad ütlevad, et me peaksime teda lihtsalt mäletama, ilma hinnanguteta, lastes igaühel endal otsustada, mida tema lugu tähendab. Mina isiklikult kaldun kolmanda vaate poole, sest ma usun, et ajalugu on liiga keeruline, et seda mahutada lihtsatesse kategooriatesse. Päts polnud kangelane ega kurikael, ta oli inimene, keerulise ajalooga inimene, kes tegi nii häid kui halbu otsuseid ja kelle pärand on sama ambivalentne kui ta ise. See pole ehk rahuldav vastus neile, kes tahavad selgeid kangelasi ja selgeid kurjategijaid, kuid see on ausam vastus kui kumbki äärmus. $4000 jääb igavesti Pätsi nime külge kleebituna, olgu me sellega rahul või mitte. See on summa, mis sunnib meid küsima ebamugavaid küsimusi, mitte ainult Pätsi, vaid ka iseenda kohta. Mida meie oleksime teinud? Millised on meie hinnad? Ja kas me oleme kindlad, et me poleks langenud samadesse kiusatustesse? Aga kas Moskva raha oli ainus jõud, mis kujundas Pätsi saatust, või olid mängus ka teised jõud, mida me pole veel täielikult mõistnud? Eesti ühiskond 1920. ja 30. aastatel oli läbipõimunud sidemetega, mis ulatusid kaugemale kui lihtsalt poliitika, hõlmates äri, kultuuri ja isegi perekondlikke suhteid viisil, mis muutis iga otsuse keeruliseks ja iga lojaalsuse küsitavaks. Päts ei tegutsenud vaakumis, ta oli osa võrgustikust, mis hõlmas kümneid, kui mitte sadu inimesi, kellest igaühel olid oma huvid, oma sidemed ja oma saladused. Mõista Pätsi tähendab mõista seda võrgustikku ja mõista seda võrgustikku tähendab mõista, kui habras oli tegelikult Eesti iseseisvus juba enne, kui Nõukogude tankid üle piiri tulid. Eesti äriringkonnad olid tugevalt seotud nii Saksamaa kui ka Nõukogude Liiduga, sest väikeriigi majandus sõltus ekspordist ja eksport sõltus suhetest suurte naabritega. Paljud Eesti ärimehed, kes avalikult toetasid iseseisvust ja rahvuslikku poliitikat, olid samal ajal ärisuhetes Nõukogude ettevõtetega, mis tähendas, et neil olid sidemed, mida nad ei tahtnud avalikustada. Mõned neist sidemetest olid puhtalt ärilised, kuid mõned olid midagi enamat, hõlmates informatsioonivahetust ja isegi otsest koostööd Nõukogude luurega. Päts, kes oli ise osanik mitmes äriettevõttes, oli nende ringkondadega tihedalt seotud ja tema Moskva sidemed polnud ainsad, mis teda kompromiteerisid. Ta teadis liiga paljude inimeste kohta ja see teadmine andis talle võimu, kuid see sidus teda ka viisil, mis piiras tema vabadust. Ta ei saanud paljastada teiste saladusi, sest siis oleksid teised paljastanud tema omad ja see vastastikune šantaaž lõi olukorra, kus keegi ei saanud rääkida tõtt ja keegi ei saanud tegutseda vabalt. See oli süsteem, mis toimis seni, kuni välised jõud ei sekkunud, kuid kui Nõukogude Liit hakkas survet avaldama, lagunes see süsteem kiiresti. Inimesed, kes olid aastaid üksteist katnud, hakkasid nüüd üksteist reetma, lootes päästa iseennast teiste arvelt. Päts, kes oli olnud selle süsteemi keskmes, leidis end nüüd üksi, sest tema varasemad liitlased olid kas põgenenud, vahistatud või üle läinud uue režiimi poolele. Üks konkreetne juhtum, mis illustreerib seda dünaamikat, puudutab üht Eesti pangandustegelast, kes oli olnud Pätsi lähedane liitlane ja kes oli aidanud korraldada mõningaid tema kahtlasemaid finantstehinguid. See mees, kelle nime me jätame siinkohal nimetamata, põgenes 1940. aastal Rootsi, võttes kaasa dokumente, mis oleksid võinud Pätsi kompromiteerida. Kuid ta ei avalikustanud neid dokumente, vähemalt mitte kohe, sest tal olid oma saladused, mida ta ei tahtnud paljastada.
Aastakümneid hiljem, kui see mees oli juba surnud, leidsid tema järeltulijad tema paberite hulgast kirjavahetuse, mis viitas sellele, et ta oli olnud teadlik Pätsi Moskva sidemetest ja et ta oli isegi aidanud mõningaid neist tehingutest korraldada. See kirjavahetus, mis on nüüd ajaloolaste käsutuses, näitab, kui laialt levinud oli tegelikult teadmine Pätsi kompromiteeritusest ja kui paljud inimesed olid valinud vaikida. Miks nad vaikisid? Osaliselt sellepärast, et neil olid oma saladused, mida nad kartsid paljastada. Osaliselt sellepärast, et nad uskusid, et Pätsi paljastamine kahjustaks Eesti huve rohkem kui tema kaitsmine. Ja osaliselt sellepärast, et nad lihtsalt ei tahtnud uskuda, et mees, keda nad olid austanud ja usaldanud, oli võimeline selliseks petturluseks. See on inimlik reaktsioon, mida me näeme ikka ja jälle ajaloos, soov uskuda parimat inimestest, keda me tunneme, isegi kui tõendid viitavad halvemale. Kuid vaikimine ei muutnud tõde, see lihtsalt lükkas selle edasi ja kui tõde lõpuks välja tuli, oli šokk seda suurem. Inimesed, kes olid kogu oma elu uskunud Pätsi puhtusesse, pidid nüüd silmitsi seisma tõenditega, mis näitasid midagi muud ja see kogemus oli paljudele traumaatiline. Mõned keeldusid siiani uskumast, eelistades arvata, et dokumendid on võltsitud või et kontekst on kaduma läinud. Teised aktsepteerisid tõe, kuid leidsid viise seda õigustada või vähemalt mõista. Ja kolmandad lihtsalt vaikisid, nagu olid vaikinud nende vanemad ja vanavanemad enne neid. See vaikimine on omaette fenomen, mida tasub uurida, sest see räägib meile midagi olulist selle kohta, kuidas ühiskonnad tulevad toime ebamugavate tõdedega. Eesti ühiskond on ajalooliselt olnud ühiskond, kus räägitakse vähe ja tehakse palju, kus emotsioone hoitakse kontrolli all ja kus konfliktidest püütakse mööda hiilida, mitte neid otse lahendada. See kultuuriline eripära on aidanud eestlastel üle elada sajandeid võõrvõimu, kuid see on ka takistanud neil ausalt silmitsi seisma oma ajaloo pimedamate peatükkidega. Pätsi lugu on üks selline pime peatükk, mida Eesti ühiskond pole siiani täielikult läbi töötanud. Me oleme püstitanud monumente ja nimetanud tänavaid, kuid me pole ausalt arutanud, mida need monumendid ja tänavad tegelikult tähistavad. Me oleme loonud müüdi, mis on mugav ja rahustav, kuid mis ei vasta täielikult tõele. Ja me oleme edasi lükanud hetke, mil me peame sellele müüdile otsa vaatama ja otsustama, kas me tahame seda säilitada või asendada millegi ausama, kuid ebamugavamaga. See hetk on nüüd käes, sest dokumendid on avalikud ja tõendid on laual. Me ei saa enam teeskleda, et me ei tea, sest me teame. Küsimus on ainult selles, mida me selle teadmisega teeme. Kas me laseme sellel muuta meie arusaamist ajaloost? Kas me laseme sellel mõjutada meie valikuid tulevikus? Kas me õpime sellest loost midagi või me lihtsalt liigume edasi, unustades ebamugava ja mäletades ainult mugava? Need on küsimused, millele igaüks peab ise vastama, sest ajalugu ei anna meile valmis vastuseid. Ajalugu annab meile ainult fakte ja küsimusi ja vastused peame me ise leidma. Konstantin Pätsi lugu on üks selline faktide ja küsimuste kogum ja see, mida me sellega teeme, ütleb rohkem meie endi kohta kui Pätsi kohta. Aga kas me oleme valmis sellele väljakutsele vastama? Kas me oleme valmis nägema oma ajalugu sellisena, nagu see tegelikult oli, mitte sellisena, nagu me tahaksime, et see oleks olnud? 1990ndate algus tõi Eestile mitte ainult iseseisvuse taastamise, vaid ka võimaluse vaadata oma ajalukku uue pilguga, ilma Nõukogude tsensuuri ja ideoloogiliste piiranguteta. Arhiivid, mis olid olnud suletud üle poole sajandi, avanesid ja sealt voolasid välja dokumendid, mis muutsid meie arusaamist paljudest ajalooperioodidest. Pätsi puudutavad dokumendid olid nende hulgas ja nende avastamine tekitas Eesti ühiskonnas debatti, mis kestab siiani. Esimesed reaktsioonid olid ennustatavad, üks osa avalikkusest keeldus uskumast, teine osa nõudis monumentide mahavõtmist ja kolmas osa püüdis leida keskteed. Ajaloolased, kes olid aastakümneid töötanud piiratud materjalidega, leidsid end äkki üleujutatuna uutest allikatest, mida nad pidid läbi töötama ja tõlgendama. See töö võttis aastaid ja see pole siiani lõppenud, sest uusi dokumente tuleb välja pidevalt ja iga uus dokument lisab pildile uusi nüansse. Üks asi, mis on selle töö käigus selgunud, on see, et Pätsi lugu pole ainulaadne. Ta polnud ainus Eesti poliitik, kes võttis vastu Moskva raha ja ta polnud ainus, kes tegi kompromisse, mida hilisemad põlvkonnad on pidanud küsitavaks. Terve poliitiline klass oli ühel või teisel moel seotud jõududega, mis lõpuks Eesti iseseisvuse hävitasid ja see seotus oli sageli keerulisem ja ambivalentsem, kui lihtsad narratiivid lubaksid arvata.
See ei tähenda, et me peaksime kõik andeks andma või kõik unustama. See tähendab, et me peaksime olema ettevaatlikud liiga lihtsate hinnangutega ja et me peaksime püüdma mõista, mitte ainult hukka mõista. Ajalugu on keeruline, inimesed on keerulised ja otsused, mis tunduvad tagantjärele ilmselgelt valed, võisid tollal tunduda mõistlikud või isegi vältimatud. See ei õigusta neid otsuseid, kuid see aitab meil neid mõista. Pätsi puhul on mõistmine eriti oluline, sest tema pärand on nii tihedalt seotud Eesti identiteediga. Ta oli üks riigi loojatest, üks iseseisvuse arhitektidest ja tema nimi on kirjutatud Eesti ajalukku viisil, mida pole võimalik kustutada. Me ei saa teda lihtsalt unustada või ignoreerida, me peame temaga kuidagi toime tulema ja see toimetulek nõuab ausust, nii tema kui ka iseenda suhtes. $4000 on summa, mis seisab nüüd igavesti tema nime kõrval, kuid see pole ainus asi, mida me peaksime mäletama. Me peaksime mäletama ka tema saavutusi, tema võitlust iseseisvuse eest, tema tööd riigi ülesehitamisel. Me peaksime mäletama teda tervikuna, mitte ainult tema vigu ega ainult tema saavutusi, vaid mõlemad koos, sest ainult nii saame me teda tõeliselt mõista. Ja mõistes teda, mõistame me ka iseennast, sest tema lugu on ka meie lugu. Me oleme tema järeltulijad, tema pärijad ja tema valikud on kujundanud maailma, milles me elame. Me ei saa muuta minevikku, kuid me saame õppida sellest ja see õppimine on ehk kõige olulisem asi, mida me saame teha. Kas Konstantin Päts oli reetur või kangelane? See küsimus jääb igavesti vastuseta, sest see on vale küsimus. Õige küsimus on see, mida me õpime tema loost ja kuidas me seda õppetundi kasutame. Sest ajalugu pole mitte ainult minevik, see on ka tulevik ja see, kuidas me minevikku mõistame, kujundab seda, kuidas me tulevikku ehitame. $4000 on summa, mis muutis kõike ja samal ajal ei muutnud midagi. See muutis meie arusaamist ühest mehest, kuid see ei muutnud fakti, et Eesti eksisteerib ja et eestlased on vaba rahvas. See on pärand, mida keegi ei saa meilt ära võtta, isegi kui selle pärandi loojad osutuvad keerulisemateks, kui me oleksime tahtnud. Ja see on ehk kõige olulisem õppetund, mida Pätsi lugu meile pakub, mitte see, et me peaksime oma kangelasi kartma, vaid see, et me peaksime neid mõistma. Sest ainult mõistes minevikku saame me loota, et me ei korda samu vigu tulevikus ja ainult nähes oma ajalugu sellisena, nagu see tegelikult oli, saame me ehitada tulevikku, mis on parem kui minevik. Konstantin Pätsi lugu ei lõppenud tema surmaga Venemaal 1956. aastal, sest pärand, mida ta maha jättis, jätkas elamist nii nende mälestustes, kes teda armastasid, kui ka nende südametunnistuses, kes teadsid tõde. Eesti pagulaskogukonnad üle maailma, Rootsist Kanadani, Austraaliast Ameerika Ühendriikideni, kandsid edasi müüti mehest, kes oli ohverdanud kõik oma riigi eest ja see müüt sai osaks eestlaste kollektiivsest identiteedist viisil, mis kestis aastakümneid. Kuid müüdid on habrased asjad ja tõde, mis oli maetud arhiivide tolmu alla, ootas kannatlikult oma hetke, mil ta saaks päevavalgele tulla ja muuta kõike, mida me arvasime teadvat. Pagulaseestlaste jaoks oli Päts rohkem kui lihtsalt ajalooline figuur, ta oli sümbol, mis kehastas kõike, mida nad olid kaotanud ja mille eest nad lootsid kunagi tagasi võidelda. Tema pilt rippus paljude kodude seintel, tema nime mainiti pidupäevakõnedes ja mälestusüritustel ja tema lugu räägiti lastele ja lastelastele kui näidet sellest, mida tähendab olla eestlane. See oli lugu kangelasest, kes oli võidelnud võimatute vastaste vastu ja kes oli langenud mitte oma nõrkuse, vaid vaenlase ülevõimu tõttu ja see lugu andis pagulastele jõudu jätkata oma võitlust, isegi kui see võitlus tundus lootusetu. Kuid mitte kõik pagulased ei uskunud seda lugu, sest mõned neist olid olnud piisavalt lähedal võimule, et teada asju, mida teised ei teadnud. Need inimesed, endised ametnikud, ohvitserid ja ärimehed, kes olid töötanud Pätsi administratsioonis või olnud temaga isiklikult tuttavad, kandsid endaga kaasas teadmisi, mis olid vastuolus ametliku narratiiviga. Nad teadsid Moskva rahast, nad teadsid kompromissidest, nad teadsid asjadest, millest avalikult ei räägitud ja see teadmine oli neile koormaks, mida nad pidid kandma vaikides. Mõned neist proovisid rääkida, kuid neid ei kuulatud või neid süüdistati Nõukogude propaganda levitamises. Pagulaskogukond, mis oli üles ehitatud ühisele narratiivile ja ühisele identiteedile, ei olnud valmis kuulma midagi, mis seda narratiivi ohustas ja need, kes proovisid tõtt rääkida, leidsid end tõrjutuna ja marginaliseerituna. See oli arusaadav reaktsioon, sest kogukond, mis oli kaotanud kõik, vajas midagi, millest kinni hoida ja Pätsi müüt oli üks neist asjadest.
Kuid see reaktsioon tähendas ka seda, et tõde jäi varjatuks veel aastateks, oodates hetke, mil kogukond oleks valmis seda kuulma. See hetk tuli 1990ndate alguses, kui Eesti taasiseseisvus ja kui arhiivid avanesid. Äkki olid dokumendid, mida mõned olid aastaid proovinud kirjeldada, kõigile nähtavad ja enam polnud võimalik väita, et tegemist on laimu või propagandaga. $4000 seisis seal mustvalgel koos kuupäevade, allkirjade ja pitseritega ja see summa nõudis seletust, mida keegi ei suutnud anda. Reaktsioon pagulaskogukonnas oli segane ja valulik. Mõned, eriti vanemad põlvkonnad, keeldusid siiani uskumast, väites, et dokumendid peavad olema võltsitud või et kontekst on kaduma läinud. Teised, eriti nooremad põlvkonnad, kes polnud kunagi Pätsi isiklikult tundnud, olid valmis aktsepteerima uut informatsiooni ja ümber hindama oma arusaamist ajaloost. Ja kolmandad, need, kes olid alati teadnud, tundsid korraga nii kergendust, et tõde on lõpuks väljas, kui ka kurbust, et see tõde pidi tulema nii hilja ja nii valusalt. Eestis endas oli reaktsioon samuti keeruline, sest riik, mis oli just taastanud oma iseseisvuse, vajas kangelasi, mitte küsitavaid figuure. Päts oli üks vähestest nimedest, mida kõik teadsid ja mida kõik seostasid iseseisvusega ja tema maine kahjustamine tundus paljudele kui rünnak iseseisvuse enda vastu. See oli irratsionaalne reaktsioon, sest ühe mehe vead ei muuda riigi legitiimsust, kuid emotsioonid on harva ratsionaalsed, eriti kui tegemist on rahvusliku identiteediga. Ajaloolased, kes proovisid esitada tasakaalustatud pilti, leidsid end sageli kahe tule vahel, süüdistatuna ühelt poolt rahvusliku pärandi reetmises ja teiselt poolt ajaloolise tõe varjamises. See oli võimatu positsioon, kus iga sõna ja iga hinnang sai kriitika osaliseks ja paljud ajaloolased valisid lihtsalt vaikida, jättes Pätsi teema teistele ja keskendudes vähem vastuolulistele perioodidele. Kuid vaikimine pole kunagi lahendus ja küsimused, mida ei küsita, ei kao kuhugi, nad lihtsalt ootavad. Pätsi küsimus on oodanud juba aastakümneid ja see ootab siiani, sest me pole siiani suutnud sellele ausalt vastata. Me oleme püstitanud monumente ja nimetanud tänavaid, kuid me pole kunagi tõsiselt arutanud, mida need monumendid ja tänavad tegelikult tähistavad. Me oleme loonud rituaalid ja traditsioonid, kuid me pole kunagi küsinud, kas need rituaalid ja traditsioonid põhinevad tõel või müüdil. See pole ainult Eesti probleem, sest iga rahvas seisab silmitsi sarnaste küsimustega oma ajaloo kohta. Kuidas me mäletame oma minevikku? Kuidas me tuleme toime ebamugavate tõdedega? Kuidas me tasakaalustame vajadust kangelaste järele vajadusega aususe järele? Need on universaalsed küsimused, millele pole lihtsaid vastuseid ja iga rahvas peab leidma oma tee nende küsimuste läbi. Eesti jaoks on see tee olnud eriti keeruline, sest meie ajalugu on täis traumasid ja katkestusi, mis on jätnud sügavad armid meie kollektiivsesse mällu. Me oleme rahvas, kes on korduvalt kaotanud oma iseseisvuse ja korduvalt selle tagasi võitnud ja see kogemus on kujundanud meid viisil, mis muudab meid eriti tundlikuks kõige suhtes, mis puudutab meie rahvuslikku identiteeti. Päts on osa sellest identiteedist ja tema küsitlemine tundub paljudele kui identiteedi enda küsitlemine. Kuid identiteet, mis põhineb müütidel, on habras identiteet ja rahvas, kes kardab tõtt, on rahvas, kes pole veel täiskasvanuks saanud. Eesti on nüüd olnud taas iseseisev üle 30 aasta ja see on piisavalt pikk aeg, et me võiksime endale lubada ausust oma mineviku suhtes. Me oleme piisavalt tugevad, et taluda ebamugavaid tõdesid ja me oleme piisavalt küpsed, et mõista, et kangelased võivad olla vigased ja et vigased inimesed võivad siiski teha kangelaslikke tegusid. $4000 on summa, mis peaks meid panema mõtlema, mitte ainult Pätsi üle, vaid ka iseenda üle. Mida meie oleksime teinud tema asemel? Millised on meie hinnad? Ja kas me oleme kindlad, et me poleks langenud samadesse kiusatustesse? Need on küsimused, mis on ebamugavad, kuid mis on vajalikud, sest ainult küsides neid küsimusi saame me loota, et me teeme tulevikus paremaid valikuid kui meie eelkäijad. Pätsi pärand on keeruline ja see keerukus on tegelikult kingitus, mitte needus. See õpetab meile, et ajalugu pole kunagi mustvalge, et inimesed pole kunagi ainult head või ainult halvad ja et otsused, mis tunduvad lihtsalt tagantjärele, olid sageli äärmiselt keerulised nende jaoks, kes neid tegid. See on õppetund, mida me peaksime meeles pidama, mitte ainult ajalugu uurides, vaid ka oma igapäevaelus, sest kiusatused ja kompromissid, millega Päts silmitsi seisis, pole kuhugi kadunud.
Tänapäeva maailm on täis jõude, mis püüavad mõjutada väikeriikide poliitikat, olgu need siis suured naabrid, rahvusvahelised korporatsioonid või ideoloogilised liikumised. Eesti poliitikud seisavad siiani silmitsi valikutega, mis on sarnased neile, millega Päts seisis, ja küsimus on selles, kas nad õpivad tema vigadest või kordavad neid. $4000 on summa, mis peaks olema hoiatuseks kõigile, kes arvavad, et nad suudavad mängida tulega ilma põletada saamata, sest tuli põletab alati, varem või hiljem. Kuid Pätsi lugu pole ainult hoiatuslugu, see on ka lugu inimlikust nõrkusest ja inimlikust tugevusest, lugu sellest, kuidas üks mees võis olla samaaegselt riigi looja ja riigi hävitaja, kangelane ja pettur, patrioot ja äraostetu. See on lugu, mis ei mahu lihtsatesse kategooriatesse, ja just sellepärast on see nii oluline, sest elu ise ei mahu lihtsatesse kategooriatesse. Me elame ajal, mil lihtsad narratiivid on populaarsed ja mil keerukus on kahtlustatud. Sotsiaalmeedia ja uudistetsüklid soosivad mustvalgeid lugusid, kus on selged kangelased ja selged kurjategijad ja kus kõik on lihtne ja arusaadav. Kuid ajalugu õpetab meile, et miski pole kunagi lihtne ja et need, kes lubavad lihtsaid vastuseid, on sageli need, kes tahavad meid petta. Pätsi lugu on vastuürk sellele lihtsustamisele, meeldetuletus, et tõde on alati keerulisem, kui me tahaksime. Ja see keerukus on tegelikult vabastav, sest see vabastab meid kohustusest olla täiuslikud. Kui isegi meie kangelased olid vigased, siis on okei, et meie oleme vigased. Kui isegi meie asutajad tegid vigu, siis on okei, et meie teeme vigu. See pole vabandus halbadele tegudele, vaid tunnustus inimlikule reaalsusele, ja see tunnustus on esimene samm tõelise küpsuse poole. Konstantin Päts oli inimene, mitte jumal ega teemon, ja tema lugu on inimlik lugu, täis vastuolusid ja paradokse, nagu kõik inimlikud lood. Me võime teda austada tema saavutuste eest ja kritiseerida tema vigade eest, me võime teda mõista ja samal ajal mitte õigustada, me võime temast õppida ilma teda jumaldamata. See on küps suhtumine ajalukku ja see on suhtumine, mida Eesti vajab. $4000 jääb igavesti Pätsi nime külge, kuid see pole ainus asi, mis tema nime külge jääb. Jääb ka Eesti Vabariik, mille loomisele ta kaasa aitas, jääb ka iseseisvus, mille eest ta võitles, jääb ka pärand, mis on keerulisem ja rikkam kui ükski lihtne narratiiv suudaks edasi anda. See on pärand, mida me peame kandma edasi, mitte pimesi, vaid teadlikult, mõistes nii selle valgust kui ka selle varju. Ja kui me seda teeme, siis me austame Pätsi mälu paremini, kui ükski monument või tänavanimi suudaks, sest me austame teda sellisena, nagu ta tegelikult oli, mitte sellisena, nagu me tahaksime, et ta oleks olnud. See on ainus aus viis mäletada, ja see on viis, mida Eesti väärib. Aga kuidas me peaksime edasi minema sellest teadmisest, mida me nüüd omame, ja milliseid õppetunde me peaksime sellest loost kaasa võtma tulevikku? Tuleviku ehitamine mineviku varemetel on ülesanne, millega iga põlvkond peab silmitsi seisma, ja Eesti pole selles suhtes erand. Me oleme rahvas, kes on korduvalt pidanud alustama nullist, korduvalt üles ehitama seda, mis oli hävitatud, ja korduvalt leidma jõudu jätkata, kui kõik tundus lootusetu. See kogemus on andnud meile vastupidavuse, mis on haruldane ja väärtuslik, kuid see on andnud meile ka kalduvuse vältida ebamugavaid küsimusi, sest meil on olnud liiga palju muid asju, mille pärast muretseda. Nüüd, kui me oleme saavutanud teatud stabiilsuse ja turvalisuse, on aeg hakata küsima neid küsimusi, mida me oleme liiga kaua edasi lükanud. Pätsi küsimus on üks neist, kuid see pole ainus. Me peame küsima, kuidas me mäletame oma ajalugu tervikuna, mitte ainult kangelasi, vaid ka ohvreid, mitte ainult võite, vaid ka kaotusi, mitte ainult uhkust, vaid ka häbi. See on raske töö, kuid see on vajalik töö, sest rahvas, kes ei tunne oma ajalugu, on rahvas, kes on määratud seda kordama. Pätsi lugu õpetab meile mitmeid asju, mida me peaksime meeles pidama. Esiteks, see õpetab meile, et võim korrumpeerib ja et isegi need, kes alustavad parimate kavatsustega, võivad lõpetada kohtades, kuhu nad poleks kunagi tahtnud jõuda. See pole uus õppetund, seda on öeldud tuhandeid kordi enne meid, kuid see on õppetund, mida iga põlvkond peab uuesti õppima, sest iga põlvkond arvab, et tema on erand. Teiseks, see õpetab meile, et väikeriigi poliitika on alati kompromisside kunst ja et need kompromissid võivad mõnikord olla moraalselt küsitavad. See ei tähenda, et me peaksime kõik kompromissid heaks kiitma, kuid see tähendab, et me peaksime olema ettevaatlikud liiga kergete hinnangutega. Inimesed, kes teevad otsuseid surve all, teevad sageli otsuseid, mida nad hiljem kahetsevad, ja see on inimlik, mitte kuritegelik.
Kolmandaks, see õpetab meile, et tõde tuleb alati välja, varem või hiljem, ja et need, kes proovivad tõtt varjata, lükkavad ainult edasi hetke, mil nad peavad sellega silmitsi seisma. Päts arvas ilmselt, et tema saladused surevad koos temaga, kuid ta eksis, sest arhiivid säilitasid seda, mida ta oleks tahtnud unustada. See on õppetund kõigile, kes arvavad, et nad saavad oma tegusid varjata, sest ajalugu on pikk ja mälu on visa. Neljandaks, see õpetab meile, et kangelased on inimesed ja et inimesed on vigased. See pole põhjus loobuda kangelastest, vaid põhjus valida neid targemalt ja austada neid realistlikumalt. Me võime austada Pätsi selle eest, mida ta saavutas, ilma et me peaksime ignoreerima seda, mida ta tegi valesti. See on küps suhtumine, mis tunnustab nii valgust kui ka varju. Ja viiendaks, see õpetab meile, et ajalugu pole kunagi lõpetatud ja et iga põlvkond peab seda uuesti tõlgendama oma kogemuste ja teadmiste valguses. See, mida me täna arvame Pätsist, pole tingimata see, mida meie lapselapsed arvavad, sest nemad teavad asju, mida meie ei tea, ja neil on perspektiiv, mida meil pole. See on normaalne ja tervislik, sest ajalugu, mis ei muutu, on surnud ajalugu. Need õppetunnid pole ainult akadeemilised, nad on praktilised ja rakendatavad meie igapäevaelus. Me kõik seisame silmitsi kiusatustega, me kõik teeme kompromisse, me kõik varjame mõnikord tõtt ja me kõik oleme vigased. Pätsi lugu on meeldetuletus, et need valikud, mis tunduvad väikesed ja tähtsuseta, võivad koguneda millekski suureks ja oluliseks ja et me peaksime olema ettevaatlikud iga sammuga, mida me astume. Eesti tulevik sõltub sellest, kuidas me tuleme toime oma minevikuga ja Pätsi küsimus on osa sellest toimetulekust. Me ei saa muuta seda, mis juhtus, kuid me saame valida, kuidas me sellesse suhtume ja mida me sellest õpime. See valik on meie ja see valik kujundab seda, milliseks rahvaks me saame. $4000 on summa, mis jääb igavesti Eesti ajalukku, mitte kui häbimärk, vaid kui meeldetuletus. See tuletab meile meelde, et iseseisvus pole kunagi tasuta, et vabadus nõuab valvsust ja et need, keda me usaldame, võivad meid petta. See on karm õppetund, kuid see on vajalik õppetund, sest maailm, milles me elame, on karm koht ja ainult need, kes on valmis sellele karmidusele otsa vaatama, suudavad selles maailmas ellu jääda. Konstantin Päts oli mees, kes aitas luua Eesti Vabariigi ja ta oli mees, kes aitas seda hävitada. See on vastuolu, millega me peame elama ja see on vastuolu, mis teeb tema loo nii oluliseks. Sest kui isegi asutajad võivad eksida, siis me kõik võime eksida ja kui me kõik võime eksida, siis me peame olema ettevaatlikud ja valvsad mitte ainult teiste, vaid ka iseenda suhtes. See on Pätsi pärand, mitte monument ega tänavanimi, vaid küsimus, mis jääb igavesti vastuseta ja õppetund, mida me peame igavesti meeles pidama. Ja see on pärand, mida me peame kandma edasi, mitte koormana, vaid kingitusena, sest ainult mõistes minevikku saame me loota, et me ehitame parema tuleviku. $4000 muutis kõike ja samal ajal ei muutnud midagi, sest Eesti on endiselt olemas, eestlased on endiselt vaba rahvas ja tulevik on endiselt meie endi teha. See on lõplik tõde, mida Pätsi lugu meile õpetab, et olenemata sellest, mida minevikus tehti, on tulevik alati avatud ja see, mida me sellega teeme, sõltub ainult meist endist. Kas me oleme valmis sellele väljakutsele vastama? Kas me oleme valmis ehitama tulevikku, mis on parem kui minevik? Kas me oleme valmis õppima oma vigadest ja mitte neid kordama? Need on küsimused, millele ainult aeg saab vastata, kuid vastus algab täna, iga otsusega, mida me teeme, ja iga sammuga, mida me astume. Konstantin Pätsi lugu on lõppenud, kuid meie lugu jätkub, ja see, kuidas me tema lugu mäletame, on osa sellest, kuidas me oma lugu kirjutame. Las see mälestus olgu aus ja täielik, las see sisaldagu nii valgust kui ka varju, ja las see õpetagu meile seda, mida me peame teadma, et me ei kordaks samu vigu, mida tegid meie eelkäijad. Sest ajalugu pole mitte ainult minevik, see on ka tulevik, ja see, kuidas me minevikku mõistame, kujundab seda, kuidas me tulevikku ehitame. $4000 on summa, mis peaks meid panema mõtlema, ja see mõtlemine on esimene samm parema tuleviku poole.